Cool. No nii, tere tulemast järgmisse episoodi. Mina olen Kris, meil algab aasta lõpp. Sina vaatab meid hetkel YouTube'i vahendusel ja kui sa kuulad, siis sa oled tõenäoliselt Spotify's või kuskil mujalt, aga aasta lõpp on käes ja ma loodan, et selle saatega raputame sind ja paneme mõtlema ja tekitame nagu võib-olla natuke lootust. Jaanika avab sulle kaarte enneolematut nurkadelt ja me teeme midagi teistmoodi, uut infot jälle sulle. Võib-olla natukene spetsiifilisemalt, siinkohal ma soovitan tungivalt minna vaadata eelnevaid 2 episoodi, kui ma eksin, mis on Jaanikaga olnud. Ma panen need kõik sulle, hea kuulaja, vaataja linkidena ka sinna YouTube'i kirjeldusse või siis hüppavad sulle ekraanile, siin sõltub palju ma neid üles suudan märkida pärast, aga tule kuule eelmised ka ära, sest et seal on võib-olla selline sujuvam aassetini. Täna me hüppame sinna tähestikku mingisse kohta segmenti sisse ja lähme natukene spetsiifilisemaks, kui varasemalt oleme oma teemadega läinud, aga see on selle jaoks, et sul oleks rohkem infot, millega uue aastale ehk siis ülehomme vastu minna iseenda tervemale ja uuemale minale. Jaanika, tšau! Tšau! Rõõm! Istume jälle siin ja ma hakkasin mõtlema nende saadete peale, mis on olnud, siis ma arvan, et need kõik on nagu kogu aeg sellise sujuva üleminekuga edasi. Kronoloogiliselt nagu ehitab. Et meie esimene saade, me rääkisime hästi palju toitumisest tegelikult ja sellisest hästi basic infost. Teises saates me rääkisime unest ja rääkisime mikrobiomist ja tänane saade võib olla natuke rohkem siis läheb sinna stressi valdkonda ka, sest et see on minu enda selline viimase aja avastus või minu enda selline viimase aja meelepärane teema, mis mind huvitab. Kohe lähme sellega sisse ka sinna, aga ma tahtsin jagada tütarlapsele, kes meil siin ruumis on, talle ma juba jagasin, aga enne kui sinuga kokku saime siin 5 minutit enne, mul tõmbas stress täiega lakke. Päriselt? Tekkis siuke ärevus. Ja mitte saate salvestuse pärast, kaotasin telefoni ära. Mul ei ole seda praegu siin salvestuse all. Kaotasin telefoni ära ja mul tõmbas autos nii lukku. Mul nagu tundsin, et täitsa pekkis. Ta oli ju alles 5 minutit tagasi. Ma mäletan, mul oli telefon käes. Enam ei ole. Autos ei ole. Kurat, et. Aga kodus oli või? Ei ole, ei suutnud välja mõelda. Ma ei tulnud kodunt. Okay. Ja siis tulin sisse ja võtsin tütarlapsest telefoni ja helistasin endale. Mõtlesin, ma helistan enne endale, kui ma helistan enne naisele. Ja siis võtab vastu mingi naine. Ma olin, kellegi käes. Ja ongi Ülemistes ühes salongis, ma istusin salongi kõrval väljas ja see ei tooli peale siin avalikult. Nii et humanity on endiselt olemas ja sellel on lootust. Keegi hea leidis selle ja lihtsalt pani sinna salongi. Just. Nii et väga lahe, aga tõmbas stressi täitsa lakke. Nagu totaalselt tundsin, et nüüd on vereses, maailma on vereses. Hetkega pinge tõusis lihtsalt, sa tunned seda oma kehas ka. Ja siis tulevad mingid sundmõtted juba ja siis hakkab see mõte ketrama ja lähed sinna kuskile, ma ei tea kuhu sellega ja nüüd on rahu. Lähen sellele järgi pärast salvestust. Et kuidas sina stressile reageerid? Kuidas mina stressile reageerin? Juba, et ei reageerigi. Reageerin ikka, aga vastupidiselt sinule, mina tulin siia praegu täies rahus. Relief. Mis on põhjas? Ja ei ole tegelikult üldse põhjas ka. Ehk ma olen teinud ära hommikuse rühmatreeningu ja käinud peale seda rühmatreeningut saunas. Teinud 3 ringi külmadušiga vaheldumisi sauna ja siis ma jõin ära oma valgušeigi ja nüüd ma tunnen, et mul on selline suhteliselt perfektsed tingimused siin loodud. Väga hea. Ma arvan, me võiks sellest saunast alustada. Jah. Me sinuga, kui me seda saadet kokku panime, millest me siin täna räägime, me omavahel puudutasime seda sauna teemat ka. Ma olen ka nagu sauna fänn, aga ma ei saaks öelda nagu võib-olla fänn on vale öelda, ma käin võrdlemisi harva, aga tahaks rohkem käia, aga ei viitsi lihtsalt. Ja üksi on igav ka, aga kuidagi võib-olla peaks hakkama rohkem ennast ärutama. Aga ma vaatasin Brian Johnsoni ühte videot, mis oli konkreetselt nagu saunapõhine. Ja sealt mulle jõudis minu kõrvu ja läbi selle helilainete jõudis nagu kõrvu huvitavaid mõtteid, mida polnud nagu varem mõelnud. Ja üldse võib-olla isegi teadnud nagu sauna kohta ja raputas mõne mõttes, heas mõttes, et pani mõtlema, et miks me nii vähe tegelikult seda nagu teeme. Teistpidi, kuidas on see niimoodi juhtunud ja meil see saunakultuur on siin Põhjamaades nii tugev versus USA, et seda ei näha, et ilmselgelt seal on täitsa võõrasse. Temperatuurid on madalad, pigem peesitad seal saunas
keha otsas vatti ei saa, aga meil ikkagi siin põhjanaabrid ka panevad täitsa hullu, ja meie siis järgneme neile, Et see on päris huvitav kultuur ja kõige šokeerivam fakt vist oli, ma arvan, mul see spermatosoidide tootmise juures. Jääkott meestel võiks olla munandite peal püksis sauna ajal. Ja see oli nii lahe, kuidas ta näitas ära selle testi, mis juhtub, kui ei ole mingi aeg seda jääkotti ja mis juhtub, kui siis on. Ja see oli mingi drastiline muutus, see võiks 50% lausa, oli see fertiilsus siis nagu kõrgem. Nendel, kes siis kasutavad saunas meesterahvana siis munandite peal jääkotti või mingi külmainet. Ja see pani nagu mõtlema, et what? Ja nii lahe, et Brian teeb seda selle koha pealt. Ma saan aru, et saab väga palju heiti ja väga palju nagu hukkamõistu ja ma kujutan ette ka sina või kes iganes treener, kes võib-olla läheb natuke nagu sellest normist üle või mida tavamass nagu teeb üle võlli nii-öelda äärmusesse. Siis, mis tegelikult ei ole äärmus, on valikute küsimus, väärtuse põhisus. Siis oled ka võib-olla selline patoinas, kui vaadatakse viltu, et see on ikka täitsa sõge treener või see on sõge inimene. Või kes ta siis tahab olla, kas ta on treener või kas ta on arst või mis asi ta on. Ma olen ikkagi treener, aga mul on võib-olla natukene, ma näen asju laiemalt ja ma näen nagu seoseid ja ma olen endiselt treener, aga ma ei ole selline treener, kes lihtsalt seal jõusaalis hantlite vahel rügab ja lihtsalt jõusaali kavasid väljastab. Et ma ise tunnen, et ma tahan ise teada rohkem. Ja need inimesed ka ju, kes minu trenni tulevad, nendel on ju mujal elus ka mingid mured ja probleemid ja sagel eriti personaaltreeningus, see on ikkagi nagu selline psühholoogi vastuvõtt ka seal samal ajal, eks ole. Et nendel on endal väga palju küsimusi ja alati, kui ma ise näen, et mis osades need nii-öelda kliendid saaksid nagu natukene nagu upgrade'ida või paremaks midagi muuta, siis ma tunnen, et see on minu püha kohustus seda neile edasi anda ja öelda. Kas tunned ka seda, et tänases ühiskonnas me oleme jõudnud punkti juba mõnda aega, aga täna tundub, et see on nagu kuidagi eskaleerunud see mõne mõttes või võimendatud. Et need, kes teevad asju tavamassist erinevalt, lähevad kuskile spetsiifiliselt sisse, võtavad ekstreemseid meetmeid kasutusele enda heaolu nimel ja pika heaolu nimel, siis neid peetakse nagu weirdoud. No valge vares nagu. Jah, sa oled kahtlane inimene. Jah, ma võib-olla seda kahtlast inimest väga ei ole isegi tundnud, aga ma ütlen ausalt, et mind ei ole ka see suuremalt jaolt väga huvitanud. Et mis minust mõeldakse, vaid mina nagu teen oma tööd hästi kirega, hästi südamega. Käin, uurin, loen, kuulan podcast'e, käin konverentsidel. Lihtsalt uurin asja. Sest see on minu enda jaoks lihtsalt nii põnev, et selles mõttes võib-olla olen nagu väikest viisi alkeemia huviline, et ma nagu tahaks ka teada kõiki neid pisiasju inimese organismist ja tema toimimisest ja kuidas seda nii-öelda bioloogilist vanust noorendada või nii-öelda tagasi tuua, eks ole, see on minu jaoks nii põnev lihtsalt nii põnev teema, jaa. Aga tulemegi selle juurde, jaga natuke seda, ma ei mäleta, millal meil viimane tegime sulle laivi viimati. Jaa, see oli... Tegelikult on meil 3 siis eelnevad vestlust juba olnud. Jah. Lihtsalt see 3. oli konkreetselt Upgrade Life'i raames. Jaa, ja see oli äkki maikuus. Jah, oli maikuus. See oli maikuus. Enne suve. Jaa. Et kes tahab, läheb otsib selle ülesse. See vist on äkki saadava kuskil isegi veel ja kui ei ole, siis võib-olla kirjutada äkki me leiame selle kuskilt ülesse. Igal juhul mis on muutunud vahepeal, mis tarkust on sinna sisse kogutud, mis teinud vahepeal? Mis ma teinud olen vahepeal? No olengi võib-olla natuke rohkem seda kogu stressi manageerimise teemat uurinud. Ja võib-olla, see on mind jälle alati paelunud, et mismoodi siis stressitingimustes, mismoodi siis inimese kehas need füsioloogilised ja biokeemilised muutused toimuvad, mismoodi siis inimese keha käitleb energiat ja kuidas see nagu erineb tavapärasest seisundist. Aga ma arvan, et võib-olla isegi veel suurema tõuke andsid mulle suvel mõned Sergei Saadi kuulatud seminarid, kus ta räägib ka sellest päris palju ja siis Kopenhaagenis käisin nüüd oktoobri alguses. Seal oli selline siis Copenhagen Health Week, mis on selline 2-päevane tervisekonverents. Ja seal, sellised üritused on minu jaoks põhimõtteliselt nagu vahukooretort, mõtlen ausalt. Sõitsin sinna üksinda kohale, võtsin hotelli, istusin 2 päeva hommikust õhtuni reaalselt ja kuulasin neid loenguid ja kirjutasin, nii et käsi oli kange. Ja seal oli ka 1 päev oli ikkagi väga suurel määral pühendatud just nimelt nagu stressi manageerimisele ja nii-öelda siis stressi vastupidavuse kasvatamisele, sest et elu läheb ainult segasemaks, negatiivsed uudiseid tuleb uksest ja aknast, ja me ei saa nagu seda kuidagi
maha võtta või nii, eks ole, et sotsiaalmeediast tuleb igasugust infot. Meie enda elud lähevad keerulisemaks, eks ole, ambitsioonid tõukavad meid tagant tööl järjest paremaid tulemusi tegema, eks ole, meil on tähtajad kukil, siis meil on lapsed ja see kogu see helikoptervanemlus mul endalgi, eks ole, et ühte vaja viia punktist A punkti B ja siis teisel on samal ajal mingi jõulukontsert ja kolmas on veel mingi kolmanda probleemiga, eks ole. Ehk see kõik ju, ega see ei muutu. See ei muutu. Ehk siis väga palju olulisemaks saab see, et kuidas sina suudad sellest toime tulla, mida sa enda heaolu jaoks teed, et sa kogu aeg selles võitleva põgene moodis nii-öelda ei ole. Ja kuidas seda stressi vastupidavust kasvatada, et see stress resilience oli ka üks hästi oluline teema seal samas Kopenhaageni konverentsil. See on nagu lihtsalt põnev, see on täiega põnev. Aga mis on selline, ütleme, niimoodi, ma saan aru, quick fixi pole olemas ja kõik võtab aega ja võib-olla on ka individuaalne inimeste erinev, aga mis on see üks selline suurimaid stressiga toimetuleku, ma ei tea, tööriistu või vahendeid, mida täna saaks nüüd kohe praegu kasutada, kui mul tekib? Nüüd kohe saad kasutada seda sauna näiteks. Kodus sauna pole, lähen jõusaali siis või? Sa lähedki jõusaali, jah, lähed jõusaali sauna, sest et tegelikult, kui sa oled trenni inimene, siis enamus jõusaalides on saunad olemas. Ja ma räägin nüüd enda kogemusest. Ma olen väga pikalt olnud treener, aga ma hakkasin seda sauna regulaarselt tegema 1 aasta tagasi. Ehk varasemalt ma mõtlesin ka, et see on nagu selline, tore koht, kus higistada pühapäeva õhtuti, eks kodus teed väikse sauna. Aga ma ei mõelnud seda üldse nagu edasi, mis on need kasutegurid nii-öelda saunal veel ja neid on terve rida, eks. Ja kui ma hakkasin selle kohta nagu rohkem uurima, Soomes on väga palju tehtud sauna teemalisi uuringuid, kuna soomlased on saunarahvas, siis nad on seda ka väga palju teaduslikult uurinud. Siis ma arvan, et tutvumine nende uuringutega pluss nendel samadel Biohackers Summititel käimine, kus on ka see sauna teema on alati olnud väga in ja sellest väga palju räägitakse seal, siis see nagu veenis mind ennast, et ma peaks proovima. Ja senimaani, ja see on jälle kättevõtmise asi, ütlen ausalt, ma olen täielik maksimalist, mis puudutab aega. Ma tahan ikkagi oma päevakava tõmmata niimoodi täis tunni haaval, et ma, kui ma õhtul koju sõidan, siis ma tunnen, et ma olen ikkagi nagu mäe tipus, top of the world on ju, ma olen kõik ära teinud, jube kõva ja nii edasi. Ja võt sellises perfektsionismis või selles suures saavutuses sa tegelikult lükkad nagu sellised asjad nagu saun peale trenni täiesti kõrvale. Ma isegi ei olnud selle peale mõelnud, et seda sama treeningut, kus ma just tulin, ma olen seda aastaid andnud kell 9. Ja vanasti, mis ma tegin? Ma alati panin kella 10 endale järgmise kliendi, alati. Ehk siis ma ei saa ju, mul on vaja 10 panna ja 11 ja 12 ja 13 ja nii edasi. Ja kui tuleb õhtu kätte, siis sa enam ei lähe sinna sauna, selles mõttes siis on vaja koju minna, eks. Ehk siis ma hästi teadlikult võtsin selle otsuse, et ma panen esimese kliendi 10:30. Ja see on puhtalt sinu enda otsus, eks. Ja tegingi seda sellepärast, et teha peale seda trenni seda sauna. Ja selle aastaga ma tunnen ise on väga palju muutunud minus endas ja minu enda stressi manageerimisega ka, selles mõttes, et praegu, kui ma vaatasin oktoober ja november olid mul hästi tihedad. Mul oli kuidagi nädalavahetustel ka mingid üritusi, mingid asju vaja ette valmistada, ühesõnaga tegemist oli. Sauna ma ära jätnud, reaalselt ei jätnud 3-4, ideaalnädalal 4 korda käin saunas 20 minutit. Nagu on siis nii-öelda ühe juti 20 minutit. Ja see on nagu nii-öelda siis nende saunauuringutega selline suurim kasutegur on 19 minutit vähemalt 4 korda nädalas. Ja mis temperatuur? 80 kraadi või? 70-80, ei ole üldse kõrge. Ja ma hästi teadlikult hakkasin seda lihtsalt tegema, ma võtan seda aega vähemalt 3 korda nädalas, ilusal nädalal 4 korda. Ja see tegelikult praegu mind ka siit oktoobrist ja novembrist tõi ilusti läbi. Et ma tunnen, et jah, tegemist on natuke rohkem, aga tegelikult see nagu kannab. Ehk küsimus taandub ikkagi selle juurde, et prioriteedid ja sina, et sa võtad päriselt selle aja, eks ole, sa saad neid mikropause teha ka muud moodi, kas või päeva keskel. Toon veel ühe näite võib-olla, see oli eelmine nädal äkki. Oli jälle selline suhteliselt sebimine, aga mul oli vaja sõita personaaltrenni andma Viimsisse.
ja mul oli selline väikene ajaline sihuke vahe. Nii, ja ilus ilm oli, kuigi on juba jahe juks, aga päike paistis. Sõidan mina seal mööda seda teed siis Viimsi poole, on ju, ja mere ääres vaatan, no nii ilus, päike paistab, see oli mingi kella 3 aeg, päike oli seal Tallinna kohal, nagu imeline, väga ilus oli. Parkisin auto ära ja päriselt ja läksin lihtsalt seal mere äärde, leidsin selle pingi sealt ja istusin 10-15 minutit ja lihtsalt vaatasin seda kõike, mis on minu ümber. Ja see on nagu teadlik aeglustamine. See on see, et sa tuled kohale, et sa tuled hetke. Ja see on ka üks nipp, kuidas seda sama nii-öelda stressitaset langetada või siis nii-öelda uitnärvi aktiveerida, mille kaudu sul tekib selline see puhkaja seedi nii-öelda mode. Ja see on nii lihtne asi. See on nii lihtne. Sa lihtsalt lükka auto kõrvale ja võta see 15 minutit ja ära istu telefonis, vaid ole lihtsalt päriselt kohal ja vaata seda nii-öelda panoraamvaadet öeldakse selle kohta, panoramic view. Seda on väga raske teha ja selle kohta paljud võivad öelda, et see on aja raiskamine, mul ei ole seda võimalust ja võib-olla ei suudagi kohal olla, sa oled juba nii nagu rattas kogu aeg, et sa ei suudagi nagu maha ennast korraks laadida seda tegevusest. Aga see ilmselt võtab aega ja natuke sükest harjutamist tahab. Jah. Okei. Kas sa veel midagi põnevat sauna kohta lisada? No minule meeldib veel seda sauna kombineerida külma dušiga. Ehk ma teen seda vaheldumisi ja seal on ka tegelikult mitu mehhanismi, et see külm duš iseenesest ka jälle samamoodi seda parasümpaatilist närvisüsteemi aktiveerib ja toob seda lõõgastust põhimõtteliselt. Ja samas on, ma ei tea, kui palju sa oled kuulnud pruunist rasvast? Üldse mitte. Väga vähe. Ja siis see pruuni rasva nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, külmaga kokkupuude iseenesest siis meie kehas nii-öelda tõstab pruuni rasva taseme osakaalu. Meil on mitut tüüpi rasvarakke kehas. Valged rasvarakud on lihtsalt siis need, mis täidetakse energiaga ja siis kui sa võtad kaalust alla, siis need rasvarakukesed kergelt tühjanevad ja nii ongi. Siis pruun rasv on selles mõttes nagu natuke eriline, et pruuni rasva värvib pruuniks raku sees olevad mitokondrid. Ja need mitokondrid teatavasti siis on need väikesed organellid, mis toodavad energiat. Ja kui need rasvarakkude sees on, siis nad toodavad soojusenergiat. Et see on hästi huvitav, et sa saad tegelikult nagu jutumärkides kaalu langetada tänu sellele pruunile rasvale või nagu kaalu paremini kontrollida. Ja just, et see külm duš tegelikult aitab seda poolt ja jällegi et külm vesi veel näkku niimoodi mitu korda visata, samamoodi tõstab dopamiini taset, et sa kohe nagu oma ajukeemias tegelikult tunned seda. Jäävann? Jäävann iseenesest töötab ka, aga samas ütleme jäävanniga on see lugu, et jälle selline 40+ naised väga ei soovitata seda jäävanni ja üleüldse, et contrast therapy oli ka üks teema, mis seal Kopenhaagenis nii-öelda läbi käis, mis ongi siis see külma ja kuuma vaheldumine, on ju. Et seal ka näiteks ikkagi öeldi seda, et kui inimesel on ikka pikaaegne krooniline stress, siis see võib mõjuda talle nagu liigse stressorina, eks. Et iga asi, mis on meile nagu kergelt stressi tekitav ja külm selles mõttes ju on ka kergelt stressi tekitav. Et siis see võib-olla pole hea mõte ja ütleme seal 40+, ütleme perimenopausis naistel ka samamoodi, sest et neil seoses nii-öelda siis hormoonide muutusega kehas ja või seal tasakaalu muutusega kehas sageli võib kortisool tõusta nii-öelda kõrgemaks ja siis see pikaaegne nii-öelda cold exposure ei ole võib-olla hea mõte. Aga dušis ma otseselt nagu selle muret ei näe. See kuuma-külma vahelduv teraapia või siis kogemus või praktika, ega see midagi kõigil ei sobi vist, on niisugune tunne, et võib-olla see on lihtsalt puhas harjutamise küsimus, aga mul osad inimesed on väga nagu kuumalembelised ja jälle on sellised, kes tahavad pigem mitte saada kuumust või vastupidi siis mitte saada külma. Ja ma ise tegelikult mulle alguses ka see nagu väga ei istunud. Et see natuke nõuab harjutamast, päriselt. Sest et ega teistpidi ma ei olnud ka nagu väga suur saunafänn, et mulle meeldis nagu pühapäeviti seda aeg-ajalt teha ja see oli nagu mõnus, aga ma ei teinud seda ka näiteks iga nädal ja kuidagi mul oli seal nagu palav ja siuke ebamugav ja niisugune uimaseks võttis ja
aga ma ei tea, nüüd on nagu teistpidi, noh päriselt, et täna hommikul mul oli eile õhtul dilemma on ju, et mis ma nüüd täna hommikul teen, et kas ma käin lihtsalt kähku trennis, annan ära, eks ole, ja siis jooksen siia või ma käin ikkagi see tavapärases reedeses saunas ka ära. Ja no ma täna hommikul ikkagi otsustasin, et ma ei suuda sellest saunast loobuda, nagu päriselt ka, et nüüd on nagu teistpidi, et ma tahan seda teha, sest ma tunnen ennast nii hästi seal ja ma tunnen just nagu selle, ja külmavares ma olen ka, et sealt mõttes, ega mul külm ei meeldi. Aga seal, kui sa oled saunas nagu selle keha saanud kuumaks, see on nagu mingi õige hetk peab olema, kui ma tunnen, et mul on päriselt jube palav, siis ma lendan sinna täiesti külma duši alla, see on võib-olla minut, eks, nii ühtepidi, teistpidi. Ja siis, kui ma lähen sauna tagasi, no siis see hetk on nagu väga-väga... See on kaif tunne. See on väga kaif tunne. Ja ma ütlen ausalt, et võt sellel hetkel siis ma tunnen, kuidas mu keha lõdvestub seal sauna lava peal, kui ma lihtsalt selline tunne, et kukuksin kokku. Ehk siis see töötab, see päriselt töötab, ma tunnen nagu tõesti seal lõdvestust. Ja mul oli hästi pikalt selline eelarvamus, et no hommikupoole, et mis asja, pärast ma olen uimane ja kuhu ma siis lähen, et ma pean päris kuskil tööle minema. Ja tegelikult see päevane saun ei tööta üldse nii. Et õhtune saun võib olla nagu vägagi uinutav, eks ole, läheb päris koju. Aga et see hommikune saun absoluutselt nii ei tööta, väga hästi. Pärast pea on väga selge ja nagu sa oled vaimselt terav. Mulle meeldib selline vaimse teravuse tunne hästi. Räägime korra naiste meeste erinevusest ka. Ja mitte ainult nagu sauna poole pealt. Eks seal on ka mingid eripärad võib-olla mehed kannatavad rohkem, ma ei tea. Ja, aga samas, tead see 100-kraadine saun ei ole kellelegi otseselt tervislik, ma arvan. Et selliseid uuringuid on ka seal Soomes jälle tehtud palju, on ju, et ikkagi mingid kraadid üles on jälle teistpidi, on nagu neid negatiivseid näitajaid ka, just, et südame-veresoonkonnal on ikkagi see siis teistpidi väga suur koormus, kuigi iseenesest saun on ka puhas kardiovaskulaarne treening. Et peale trenni sauna teha veel seal on veel omamoodi kasulikud nii-öelda toimed. No see on umbes nagu võib-olla mitte kehaliselt samade tulemust toov või samasi bioloogilisi protsesse käivitav, aga just see, et kui sa teed intermittent fasting ut ja lähed trenni veel samal ajal ja siis see on nagu topeltlaks nii-öelda sellele kehale. Et eriti ma kunagi tegin hommikul just seda, olin fastinud hommikul ja siis 6 läksid saali ja 6.30, kui nüüd avatakse kohe. Tegid oma trenni ära, söömata olekus ja siis 10-11 sõik oleksid tööle või mingi muid asju tegema. Aga mehe-naise erinevused. Võtame selle lahti just läbi toitumise ja treeningu. Jaa, üldjoontes ma just mõtlesin selle peale, et mehed tugevad, naised nõrgemad, kõik lähme edasi. Öeldakse, et mehed on Marsilt ja naised on Veenuselt, on ju. Ja tugevus ja nõrkus, eks ole, et seal on, meestel on mingil määral ikkagi rohkem antud. Mehed on väga osavad üleüldse, kui me vaatame nagu spordialasid tervikuna igasugustel kiirusaladel. Ja see tuleneb ka nende nagu füsioloogist anatoomiast, et meestel on suurem süda, suurem kopsumaht, eks ole, suurem südame minutimaht, see kõik annab sulle juba selle võimsuse. Ehk see on ka põhjus, miks igasugustel kiiretel jooksualadel on alati mehed kiiremad, selle vastu ei saa, eks ole. Ja mehed kasutavad nagu paremini süsivesikuid energiaallikana. Nad suudavad süsivesikutest ja glukoosist nagu selle energia toota. Naised seevastu on osavamad natukene siis rasvade kasutamisest energiaallikana. Meeste kehas on protsentuaalselt kiiremaid lihaskiude rohkem. Naiste kehas on aeglasi lihaskiude rohkem. Ja see mõnes mõttes loob ikkagi nagu mingid eelised naistele ka. Et kui ma seda tüüpi loenguid teen, kus ma räägingi nii-öelda hormonaaltsüklist ja sellest, millest mehed ja naised siis erinevad on, siis alati tuletan naistele meelde seda, et kuna meil on aeglasid lihaskiude rohkem ja meil on nii-öelda rasvade kasutamine energiaks on parem, pluss meil on üldse rasvavarusid rohkem kui meestel, siis ultraaladel tuleb see näiteks eeliseks naistel. Nad kestavad kauem. Just. Et see on, mis on veel erinevad või mis on sarnast, on võib-olla see, et hormoonide poole pealt,
Võib-olla mehed ei ole mõelnud sellele, et ka nende kehades on samamoodi östrogeeni ja progesterooni ja luteaalset hormooni ja folliikuleid stimuleerivat hormooni, mis on justkui seotud munarakkudega, aga et nende kehades on erinev roll lihtsalt sellel hormoonil, aga ta on seal nagu esindatud ju olemas. Ja teistpidi, et mehe kehas, kui tekib nii-öelda östrogeeni ülekaal, siis see mõjub mehele ebasoodsas suunas ja naistel samamoodi, et kui see testosterooni osakaal tõuseb liiga kõrgeks, eks. Et see suhtarv on nagu oluline. Ja meeste kehades kindlasti testosteroon teeb nagu teenet lihasmassi hüpertroofi osas. Seda kindlasti, et sellepärast nad saavad ennast nii-öelda ka treenida suuremaks põhimõtteliselt. Et kõik naised, kes kardavad jõusaali siiamaani tulla, kuigi see on tegelikult juba muutuv. See ei ole enam siuke põhivoolu teema, et naised lähevad jõusaalis suureks, aga et kui keegi veel selle peale mõtleb, siis ei ole nii, sest meie kehades ei ole. See eeldab ikkagi konkreetset treeningkava ja nagu spetsiifilist lähenemist. Spetsiifilist lähenemist, eks ole, konkreetset treeningmetoodikat selle hüpertroofi peale ja ikkagi nagu meil ei ole seda sellist testosterooni kogust, mis seda toetaks. Aga mis on võib-olla mehe ja naise seisukohast, mõlema seisukohast selline, hästi kuidas öelda, kõige olulisem hormoon, aga ütleme, räägime siis östrogenist ja testosteroonist võib-olla, aga mis aitab neid nagu päriselt tõsta? Või siis mingi muu hormoon, mida on tegelikult kehas väga vaja ja mis oleks hea kasutada selleks, et seda tõsta, seda kogust meie kehas? Kui me räägime meestest, eks ole, kes tahavad oma testosterooni taset tõsta, siis jõutreening iseenesest seda tõstabki. Et see oleks kohe nagu selline esimene nii-öelda jutumärkides lihtne lahendus, tuleb jõusaali minna, tuleb hakata raskuseid tõstma. Ja teistpidi, eks ole, et kui tekib see nii-öelda kõhukene ette meestele, eks ole, et siis samamoodi, mis võib tekkida nii-öelda östrogeeni liig. Ja see kõhuke, eks ole, ja siis tulevad need sangad ja siis rindedesse koguneb seda rasva rohkem, et see ongi nagu see, mis tegelikult nii-öelda jutumärkides need hormoonid sisse jääb, et jõutreening mehele kindlasti mõjub nii-öelda testosterooni tõstvalt. Ja samas ka naistel, et ega naistel teistpidi on jälle ka see testosterooni vaja, et see ei ole nii, et oi, et üldse peaks nagu elimineerima, et ei ole, aga ütleme, naiste kehas jälle östrogeen mängib teistpidi nagu meile väga palju kasu. Näiteks selles vallas, et kuidas meie kehas rasvamass paigutub. Eks, et meeste kehades pigem siis see rasvamass paigutub rohkem kõhule ja visceraalsesse rasva, mis on siis kõhuõõnerasv, kõhu seesmine rasv ja see kõhuõõnerasv on selles mõttes ka suur terviserisk. Südame-veresoonkonna haiguste tekkeks, teise tüübi diabeediks ja teistpidi naistel on tänu östrogeenile selle suhtes nagu väikene kaitse. Ehk tänu östrogeenina naised rohkem ladestub siis naistel rasvamassi puusadele ja reitele, ehk siis nii-öelda günoidne rasvapaigutus ja see sõna otseses mõttes kaitseb meid nii-öelda nende südame-veresoonkonna haiguste eest ja ütleme visceraalse rasva tekkimise eest. Aga teistpidi see muutus tekib naistel ka seal kuskil 50-ndates, ehk kui tuleb menopaus, siis tähendab seda, et seda tugevama toimega östradiooli, mis on siis üks nii-öelda östrogeeni vorm, östradiooli naise keha enam ei tooda ja siis võib tekkida selline suhteline testosterooni liig nii-öelda kehas, mis tähendab seda, et ka naised hakkavad rohkem koguma rasva just kõhule. Ja see on see menopauspelli, millest vahest räägitakse. See ongi tegelikult see, et lihtsalt kuna hormoonid muutuvad kehas, siis selle tulemusena ka rasvade paigutumine muutub. Mis lahendus on sellele? Mis lahendus on sellele? Lahendusi on selles mõttes ikkagi mitmeid. Trenni tuleb teha. Ja see on võib-olla üks asi, mis mulle väga meeldib viimastel aastatel. Mulle ise ka naised kirjutavad, helistavad, et nad on lugenud nüüd, et kõik 40+ naised peaksid tegema lihastrenni, peaksid tegema jõutrenni. Ehk see sõnum on läinud nagu laiali ja see on väga tore, sest seda päriselt ongi vaja teha. Et see on kindlasti üks asi, mis aitaks. Aga trenniga ei saa ka hulluks minna, see mõttes, et me sinuga rääkisime ka sellest.
ja sa ise oled ka treenerina kindlasti kogenud seda, et see võib ka minna lappesse ja siin on ju olnud fitness inimesi küll, mitte ainult Eestis, vaid ka välismaalt, eks ole. Ma ei pea silmas neid, kes kuritarritavad mingid stiimulid, mingid steroide või muid asju, aga just inimesed, kes lihtsalt teevadki endale puhtalt füüsilise üldtreeningu või raske treeniga niimoodi liiga ja samas ei teadvusta endale, aga tegelikult probleemid on ilmselged juba. Et kust hetkest see piir jookseb mehe naise jaoks, et nüüd on nagu way too much, peaks võib-olla enda tempot alla tõmbama või koormust vähendama per trenn? Jah, no selles mõttes, et üle nagu pingutada on alati oht ja ma just siia sõites tegelikult sattusin kokku riietusruumis ühe vana tuttavaga, kes ma tean, üks naisterahvas on, kes minevikus tegi päris kõvasti nagu sellist, kuidas ma ütlen siis, nagu tervisesporti, aga nagu selles mõttes ikkagi võistles ja vastupidavusalades, vaata. Samas ei ole sportlane, aga need on need tervisesportlased, eks ole, kes teevad ka tegelikult väga palju trenni, eks, et inimesed hakkavad tegema triatloni kuskil 4-50-ndates näiteks. Päris hilja tegelikult. Jah, see on nagu hilja. Tippsooritusaeg on tegelikult ju 30-ndate keskel. Just, et noh, ja mõnes mõttes, trenni tegemine, spordi tegemine on ju tegelikult tore, eks ole, kui sa jõuad sinnamaani välja, et on aeg hakata sporti tegema, aga seal on jälle nagu see oht on see, et sa totaalselt põled läbi, eks. Sest et kui me vaatame treeningut üleüldse, mis iganes trenn, siis treening on alati selline kerge stressor kehale, eks. Treening ongi nagu kontrollitud stress. Ja tulles selle stress resilience juurde tagasi, eks ole, siis see kontrollitud stressor on see, mis sind tegelikult muudab tugevamaks. Ehk siis inimesed, kes on füüsiliselt aktiivsed, kes teevad regulaarselt trenni, nad tegelikult kogevad stressi ka igapäevaelus vähem. Sest see treening on talle nagu stressitrenn. Sa lähed siis selle stressi nii-öelda vastupidavuses ka paremaks. See ei ole nagu seotud ainult sellega, et jõusaalis hantlite raskused tõusevad, aga see kandub tegelikult igapäevaellu, mis on nagu hästi lahe mõte. Eks? Et sa läbi treeningu treenid ka enda vaimu tugevamaks sõna otseses mõttes. Et iga selline töökoosolek või mingi pingeline periood sind nagu ei löö rivist välja ja ei tekita sulle mitme kuust mingit sellist agooniat, eks. Et aga teistpidi jah, et kui seda trenni on liiga palju, kui seda stressorit on liiga palju, eks peale trenni nii ehk kortisooli tase tõuseb, eks ole, ja see on nagu normaalne kõik ja pärast seda me vajame taastumisaega. Aga kui seda taastumisaega ei anna, siis sul on kogu aeg stressori otsa. Et vanem või hiljem on ju midagi siis juhtub, kas sa saad mingi vigastuse, eks ole, sa jääd haigeks, immuunsüsteem kannatab, eks ole, võib-olla veel sinna juurde ei anna ka sa toiduga piisavalt üldse toitaineid oma kehale, millest ta saaks ennast üles ehitada, et ta saaks aminohappeid, et neid lihaseid üldse üles ehitada, eks ole, ja neid sammu valke ja aminohappeid on vaja nii palju kehas igale poole mujale, kui ainult lihaste ehitamiseks. Et ega lihaste ehitamine keha jaoks ei ole kõige olulisem asi. Keha jaoks on kõige olulisem asi ellu jääda, eks. Et sa ei ehita seal midagi, sa tegelikult kulutad ja see treening on sinu jaoks lõppkokkuvõttes nagu katapoolne, eks ta lõhub sind ära lihtsalt. Et selles mõttes tasub nagu seda poolt ka mõelda, et iga hea asjaga on ka nii, et kui seda on liiga palju, siis ta pole enam hea sulle. Sa mainisid enne seda menopaus pellit, aga mul on veel kortisolpelli. Märksõna kirjas jah, et siis stressikõht. Jaa, stressikõhuga. No, natuke sama case on, et kortisool, eks ole, see on huvitav hormoon, et aeg-ajalt võib-olla käib siit sealt läbi ja võib-olla inimestel justkui tundub, et see on midagi väga halba ja seda peab jälle vältima. Ma vaatasin, et üldse nagu, ja huvitavaid asju on selle kortisooli ümber, et mingi toidulisand on tekkinud, mille nimi on kortisool blocker. Ma just mõtlesin huvitav, mida ta siis blokeerib. Et see on vajalik, selles mõttes ma teen vahest nalja, et kui meil ei oleks hommikuti seal kella 4 ajal, kella 4-5 hommikul vara hakkab vaikselt kortisooli tase kehas tõusma koos seratoniiniga. Seratoniin on siis nii-öelda virgutushormoon, ehk me hakkame ärkama üles, eks ole. Ja samas ta toob ka sellise heaolutunde ja oled rõõmus ja aktsiooni täis ja päev algab.
kui sa oleksid ainult seal hommikul seal televisiooni ees oma kohvitassiga seal serotoniini mõju all, sa ei hakkaks elu sees liigutama, sa ei tule sealt diivanilt püsti ja sa ei lähe tööle. Ehk kortisol on selles mõttes, ta on nagu erguti, teda on väga vaja selleks, et me hakkaksime tegutsema ja positiivne stress, mida me kõik ka ilmselt oleme kogenud, eks ole, see on see, et mul on vaja mingi asi ära teha ja sul on olemas see jõud ja see energia ja kõik ja vaimne selgus ka, sest et seal on mitu hormooni, mis käivad nii-öelda selle kortisooliga kaasas, mis tegelikult kõik nagu ühest küljest toetavad meid, et me oleksime vaimselt võimekad, et meil oleks tänu adrenaliinile, et meil oleks verevarustus, lihastus hea, eks ole, ja nii edasi, et see kõik nagu mängib selleks, et me oleksime elus põhimõtteliselt, eks, me suudaksime mingi stressoriga toime tulla. Et aga teisalt on see krooniline selline stress või siis pidev kortisooli üleval olek või siis nii-öelda kortisoli paljusus on teistpidi meile väsitav. Et kui mõelda nagu selle pelli peale, eks ole, siis kortisoli üks nagu ülesanne või üks mõju kehas on vabastada maksast glükogeenist, sest et sa pead nagu stressi olukorras, sul peab energiat olema, eks. Ehk siis see kortisol toimetab nagu seda, et ta vabastab nagu liigset glükoosi. Selle tulemusel tõuseb ka insuliin, sest et insuliini ülesanne on panna kõik see vabanenud glükoos sulle rakkudesse, sest et sa ei saa niimoodi vabalt ringelda seal veres nii-öelda ringi, on ju. Siis see kortisol nagu iseenesest soodustabki rasvade ladustamist kõhule. Sa nagu, sa hakkad nagu varusid koguma. Ja kui sul on pingeline periood 3 kuud, 6 kuud, siis sa kogu aeg kogudki neid varusid. Ja ühel hetkel vaatadki, et varusid on päris palju. Et selles mõttes jällegi kõik taandub nagu selle juurde, et tuleb seda stressi manageerida. Eks, et ühest küljest trenn on ka väga hea stressi maandaja, eks ole, vaimse pinge maandaja, vabastab või ütleme, alandab ärevust, eks ole, ja nii edasi, on ju. Dopamiini taset tõstab, kõik seda ajukeemete mõjutab, on ju, aga teistpidi, et sa pead ka toetama jällegi oma keha kas nende pausidega, sest sa ei saa kogu aeg temalt nõuda hommikust õhtuni. Sa pead talle vahepeal andma seda puhka ja seedi aega ka. Vot see kõhu vähendamine või ma ei tea, kuidas seda siis õigesti öelda oleks, et see tundub olevat midagi, mida on keeruline teha. Ja me on ju jutud ja ma tahaks ikka öelda, ma tean, sinuga rääkisin sellest, aga ma tahaks ikka tagasi minna sinna, et see on müüt. Ja ma olen veendunud, et me peame, on olemas lahendus, kuidas saab lokaalselt põletada rasva. Peab olema võimalik anda kehale signaale. Et aga ta müüt, aga mul on nagu miski ütleb, et see peab olema võimalik, et see ei saa olla, et kui keha on nii tark, kuidas ei saa siis anda, kuidas siis saada panna nagu midagi tegema lokaalselt vastavalt organitele või vastavalt nagu mingitele muudele funktsioonidele, aga võib-olla ei saagi. Aga see ongi see kõige keerulisem kohta, ma arvan, ongi sellest kõhust lahti saamine lihtsalt. Ja ma sa ei näe tulemust üle öö. Okei, kui sa väga pikalt haige oled, jah, siis ma olen isegi märganud seda, et mingid rasvakohad lihtsalt lähevad, et oled nädalaga haige, üldse pole söönud, täis nagu oled täiesti nagu kaloridefitsiidis. Siis on tulemus kohe näha, igalt poolt nagu kohe nagu peenem. Jah. Muidugi seal läheb ka muud, eks ole. Läheb ka muud ära. Ja teistpidi võib-olla hea näide on selle kortisoli koha pealt see, et kui sa nüüd mõtled, et siis ma hakkan õudselt palju trenni tegema, et sest kõhurasvast lahti saada. Ainult kõhuliased teen. Ainult kõhuliased, üleüldse teen hästi palju trenni. Ja siis me rääkisime ka seda, eks ole, et palju trenni pole kasulik, eks ole. See ongi, kortisol tõuseb tegelikult liigselt. Mul on endal väga hea näide ja ma arvan, et paljud rühmatreenerid, kes on noorena alustanud niimoodi, et nad on teinud hästi palju trenne nädalas, sest nad tahavad olla hullult head selles ja siis teha hästi palju tunde ja nii edasi, on ju. Entusiastlikult. Kõik need aastad, päriselt, kõik need aastad, kus ma andsin rühmatrenne 10+ tundi nädalas. Ma veel seda naljasin tegin isegi 3 aastat tagasi. Mul oli ka nagu see kortisol pelli. Ja kui sa nüüd mõtled, on ju, kalorite mõttes, kui sa teed 15 trenni nädalas, sa kulutad ühe trenniga keskelt läbi 300–500 kalorit. Kujutad ette nüüd, milline on su päeva defitsiit? Sa elu sees ei söö seda energiat tagasi. Mu toitumisharjumused ei olnud väga palju erinevad sellest ajast, et ma oleks siis McDonaldsis 3 korda päevas käinud. Ei käinud. Aga mul oli kogu aeg kõht selline pehme.
ja see ongi see kortisolvelli, et justkui sa ju ei söö otseselt väga palju üle ja energiadefitsiit on isegi suur. Aga ikka ripub. Aga ikka ta on, sest et see ongi puhas nagu see stressikõht. Nüüd kujitav, jah? On, eks. Et mõtled, et kalorid sisse, kalorid välja, eks ole, et söön Big Maci sisse ja siis lähen vuran kohe seal jõusaalis, eks. Ei ole nii lihtne ka. Tulles treeningu juurde, sa mainisid menopausi. Jaa. Meestel on siis andropaus. No, on või ei ole. On või ei ole, aga midagi nagu on. Et, muutused on ikka. Kuidas nendel perioodidel või etappidel tuleks treeningule läheneda? Kui palju see erineb sellest, mida sa teed täna, kui sul seda menopausi näiteks ei ole, või siis kui sul on läbitud see periood ja see on kätte jõudnud, kui palju sa päriselt pead muutma ja kui palju seal on sellist nagu, inimene on nii individuaalne ja unikaalne olendajana igatepidi sõrmejäljes kuni mikrobiomini ja lõpuks ka selline välja, mis kehatüüp sul on, aga mis muudatus sisse tuleb viia või millega peab arvestama aktiivse treeningu puhul? Ja ka toitmise puhul siis natuke võib-olla. Noh, üleüldse ma arvan, et mida vanemaks me saame, seda vähem meie keha talub igasuguseid ekstreemsusi tervikuna. Sest kõik need süsteemid ja mehhanismid, kahjuks on nii, et nad lähevad ajas halvemaks. Rakkude uuenemisest maksavõimeni välja detoksida näiteks alkoholi, eks ole, see on ka erinev. Et kui sa oled noor, siis nagu justkui pole midagi 45-selt, eks ole, jood paar klaasi veini õhtul ära sõpradega ja sul on järgmine päev selline tunne, et nagu ei ole kuidagi, eks. Et kõik asjad ju lähevad nii-öelda ajas selles mõttes halvemaks. Lihasmass väheneb, eks ole, kiired lihaskiud artrofeeruvad vanusega veel kiiremini kui aeglased. Kui see ei ole Brian Johnson, aga ta on erand ekstreemnäide, kellel võimekus seda pöörata teistpidi. Täpselt, aga üldjoontes see ikkagi nagu on, see on nagu paratamatu. Et siis treeningu osas lihtsalt ja toitumise osas ka võib-olla lihtsalt mõelda sellele, et esiteks ekstreemsusi ei talu meie keha enam üldse või nagu talub hästi halvasti ja võib-olla ei ole mõtet teda sinna siis viia. Tehes mingit väga hulle dieete näiteks ole. Et 20-ndates võib-olla su keha nagu andestab sulle lihtsalt palju rohkem kui 4 või 50-ndates. Ja treeningu koha pealt samamoodi. Teisalt meie keha tunneb ennast kõige paremini nii-öelda sellises tasakaalu seisundis, et sa annad talle kõike piisavalt, et sa annad talle seda liikumist piisavalt, et sa annad talle und piisavalt ja treeningut piisavalt ja toitu täpselt samamoodi, eks ole, ja see oleks regulaarne. Et ma arvan, et see selline tasakaalu leidmine selles vanuses on hästi oluline. Et sul tõesti on ja jälle see on prioritiseerimise küsimus tegelikult. Me kõik saame öelda, et meil pole aega. On asi, kas tahad või mitte? Sa kas tahad või mitte, jah, ja just võib-olla kui sa suudad, ongi, sa pead tegelikult ennast ära veenma. Ega kellegi teise pärast me nagu nii midagi päriselt ei tee või see ei ole jätkusuutlik, kui sa teed midagi kellegi teise pärast. Sa pead nagu ennast ära veenma ja saama võib-olla selle kätte selle tunde, et näed, kuidas ma ennast tunnen siis, kui ma olen teinud ära trenni, ma ei tea, B, käinud saunas, C, söönud mingi mõnusa sellise täisväärtusliku lõuna, kus tõesti tunned, et sul on olemas seal kiudained, sul on olemas tervislikud rasvad, valgud, märkad seda, mis tunne sul on, kui kaua sul tegelikult kõht püsib täis, kas pärast isutab mingi magusa järgi või mitte, eks. Et see kõik nagu märkamine, see on hästi palju tegelikult märkamine. Sellega sa nagu veenad iseennast, et aga mul on praegu nii palju parem olla. Miks ma siis peaksin homme kuskilt läbi põikama ja ostma midagi, mis mul tegelikult nagu hea ei ole. Ja ülejärgmine päev on silmad paistes hommikul tõused ülesse, eks. Et sa tegelikult märka neid asju, su keha ütleb sul väga palju ära, mis talle sobib, mis talle ei sobi. Sinu asi on tegelikult teda kuulata. Ja sa kõike näed, ma ei tea, naha seisukorrast. Millised su juuksed on, eks ole, kui klaar on hommikuti su nägu. Milline on su energiatase? Kas sa oled näiteks, kui sa ikkagi päeva lõpuks oled täiesti läbi, see ei ole normaalne. Ennast halvasti tunda ei ole normaalsus. Ka 40-selt, 50-selt, 60-selt. See ei ole nagu see, et ma olen nüüd nii vana, et siis ongi okei olla väsinud või et ongi okei, et siit valutab ja sealt on paista. See ei ole tegelikult. Et see on nagu see, et su keha saadab sul tegelikult sõnumi. Alguses saadab vaikselt. Hakkab järjest kõvemini rääkima sinuga, kuni sa lõpuks aru saad, et midagi kuskil on väga valesti, eks.
ma olen endalt näinud kõige paremat sellist otsest nagu feedbacki hommikul siis enesetundelt ja peeglisse vaadates ka, et on see kräpi pahmakas. Selle pasasöömise mahakas. Kui oled eelmise õhtul täiesti söönud üle pika aja mingit, ma ei tea, krõpsupakki ja mingit jama sisse endale ajanud ja olnud kaua üleval ka. No või kauem kui muidu tavaliselt oled, siis hommikul ikkagi on konkreetselt tunne, ma oleks nagu peksa saanud kuskil. Nii halb on. See on nii jubeliselt. Ja see on nii huvitav, et seda noorena ei pannud üldse nii tähele. Võisin olla magamata, süüa kräpi peal läbi ja mul on ikka normaalne olla ja lähed trenni ja teed asju ka. Aga keha andestas sulle. Andestas jah, aga vanemas eas ei suuda niimoodi. Et ja siit jõuame sinna kohta tagasi, et kui me räägime nagu stressist või üleüldse sellisest olekust, siis mis on veel sellised indikaatorid, mis ütlevad sulle, et tegelikult on nagu üle võlli, isegi kui tunne on okei. Nüüd paneme võrrandesse selle vastuolu, et mul on tunne okei, mul on tegelikult normaalne. Gaasipadaali annan kogu aeg peale. Annan juurde kogu aeg, aga tegelikult väga hull seis juba. Ja ma olen ise seda oma nahal kogenud ja võib-olla sellepärast mind ka need teemad huvitavad, sest ma olen tahtnud oma mineviku mingeid sündmusi ka võib-olla nagu tagantjärgi analüüsida. Ma olen õudselt suur analüüsija lihtsalt ise, on. Ja see gaasipedaal, ma arvan, siin tunnevad paljud ennast ära, et tegelikult oled täiesti väsind. Juba see, kui sa näiteks, ütleme sa oled õhtuks kurnatud okei, siis sa võtad paar vaba päeva. Ja sa oled täpselt samas olukorras, täpselt samas seisus, nagu ei oleks neid vabu päevi või seda puhkust olnud vahepeal. Tuled tagasi, kõik on sama. Siis ilmselgelt on liiga palju, sest sa ei taastugi sellest nii-öelda vaimsest pingest ära, eks ole. Ja kaela ja ütleme turja piirkonna jäikus ja kangus, et kui sa oled kuidagi oma kehast kange, see on tegelikult ka päris hea märk, et sul ei ole ikkagi kehas midagi korras. Et midagi on valest, eks ole. Üldse mingi kurvameelsus on ju, kui sa tunned absoluutselt pole tuju, pole tuhhi, mitte midagi, enam ei rõõmusta. Suhteliselt nagu hall on kõik. Apaatsus, eks ole. Osad inimesed kogevad siin sügis-talvisel perioodil seda SAD, SAD, eks ole, see on siis see seasonal affective disorder, eks, see soonne kurvameelsus. Seega samamoodi, seda tasub nagu märgata. Eks, et sa nagu ei kuku sinna auku ära, et on külm ja nõme ja novembrikuu ja detsembrikuu ja kõik on sopan ja lund ka ei tule, eks ole. Just, paned mida aprillini välja. Sest et teistpidi vaata, see, mida sina ise nagu oma mõtetega mõtled, seda sa nagu mõnes mõttes lood. Eks? Ja kui sa mõtledki hommikul välja vaadates, et see on täiesti kohutav ja kõik on mõttetu, siis sa nagu ise jällegi genereerid endast seda juurde ja see on nii huvitav, kuidas meie aju selles mõttes töötab, et ega aju jaoks ei ole vahet, et kas see, tulles korraliselt selle stressi juurde põigates, et aju jaoks ei ole vahet, et kas see stressor on sinu ees mingi karu näol või on loodav see peas, see pinge, eks ole, tappi, et mul on mingi järgmine nädal on tähtajad. Ja siis sa nagu tardud ära sinna, selle asemel, et tegutsema hakata, mõelda mingi konkreetne tegevusplaan välja, et davai, ma teen seda ja siis ma teen seda ja ma tulen sest välja. Ja siis inimesed tegelikult kerivad endale seda kõike nagu peas juurde nii-öelda sõna otseses mõttes. Et siis selle kurvameelsusega on nagu natukene samamoodi, eks, et see on ikkagi, see hakkab sinust endast. Mul on siin ka üks hea näide, kuidas ma ise aeg-ajalt selle reha otsa astun. Et kui on jälle mingi periood oli mul eelmine aasta, kus mul oli ühes nädalas oli 3 loengut ja need olid kõik erineva teemaga ja ma pidin kõik ette valmistama slaide. Slaidide tegemine on üsna mahukas asi. Ja mis mina tegin? Juba eelmise nädala laupäeval hakkasin rääkima endale, kuidas järgmine nädal tuleb erakordselt raske. Ja ma ei tea, kuidas ma selle nüüd ikkagi üle elan, kuidas ma hakkama saan. Ma arvan, paljud tunnevad ennast ära. Ja sa kerid. No mida sa kerid? Sain ise aru. Ütlesin, stopp, Jaanika, mida sa teed? Mida sa teed? Sa kütad ise seda kortisooli üles puhtalt oma mõtetega. Ja ma tekitan sellele nädalale juba selle värvingu, kui keeruline see on ja kuidas me sellega toime ei tule. Õnneks oli laupäev, võtsin nagu nii-öelda sõna otseses mõttes härjal sarvist ja hakkasin nende slaididega tegelema nädalavahetusel. Ja lõppkokkuvõttes see nädal ei kulgenudki nii hullusti, nagu ma arvasin. Eks? Et kui sa nüüd sinna juurde veel paned see 3 korda nädalas sauna ka ja lõgastad vahepeal ennast nagu tõsiselt vaimselt nii-öelda, siis kõik me elame need asjad üle.
Aga see, mida meie aju suudab ka teha, on nagu omaette maailm ja see on hästi põnev jälle üks teema. Kui inimesed kuulavad praegu meid ja nad kuulavad ja vaatavad ja mõtlevad, et saate alguses hõikasin välja, et uus aasta, uus mina. Me kõik lähme selle mentaliteediga alati peale ja see on paratamatu osa ja see on ühiskonda sisse kultiveeritud ja see on eluterve mõne mõttes ja teistpidi on see laastav endale valetamine tihtipeale väga palju olukordades. Aga võtame nagu sellise ilusa ja võimendatud ülistava näite, et inimesed nüüd võtavad ennast kokku. Nii, mina täna olen nüüd vaataja kuulaja ja otsustan, et mina tahan muutuda. Nii. See on super juba. Ja ta tahab tulla sinu. Kui sa tahad muutuda, on juba väga hea. See tahe on sinu sees olemas. See tegelikult võimendab väga palju. Ja. Nii. Keda sa meelsamini vastu võtad? On üks küsimus. Kellega sa tegelikult tahad tööd teha? Ma tean, kliendile ei öelda üldiselt ei. Aga kellega sa tegelikult tahad koostööd teha ja keda sa aidata saad päriselt? Kes võiks sinu poole pöörduda ja milliste eesmärkide või vajaduste saavutamisel see võiks juhtuda? No kuidagi elu on läinud niimoodi, et minu enamus kliendid on naiskliendid. Ja nad on tavaliselt selline 40, 50, 60 pluss vanuses. Mis ei tähenda seda, et mul ei ole olnud meeskliente, et mul tegelikult on ka olnud mehi. Ja ma ei tahaks nagu otseselt öelda niimoodi, et ma olen ainult naistetreener, et ma oskan mehi ka treenida. Ma arvan võib-olla, mis on minu jaoks oluline või kus ma näen ise, et ma saan inimest aidata ja tema saab sellest koostööst nagu maksimumi kätte. Ongi see, kui ta päriselt ise tahab muutuda. Sest et kuidas ma ütlen, kui sa lihtsalt tuled trenni, et ma ei tea, kevadel võiks püksid jalga minna aga suvel olen kadunud ja siis korra jälle põikan ja siis jälle olen kadunud, siis see koostöö ei ole ka tegelikult väga nagu jätkusuutlik. Et võib-olla mul on endal kuna ma ise olen selline natukene biohacker ikkagi, siis tahad kedagi, kes oleks päris huviline? Jaa, ma tahaks, et inimene päriselt on valmis. Et, ja võtma ka kõik need teised nagu nii-öelda elustiili nipid päriselt oma ellu. Eks trenn on tegelikult nagu ainult üks asi. Ma pean ikkagi ise tulema siis. Muidugi tule. Vabalt võtan. Ja, et see, ma arvan, ongi, et sa oled päriselt valmis muutuma. Ja kuhu ta kirjutada võib sulle? Mis see koht on, kus ta ühendust saab võtta? No minule võib... Sotsiaalmeedia või kodukas või? Kodukas on mul sinu treener, on ju. Sotsiaalmeedias samamoodi võib kirjutada, jah. Keegi meili tahab, siis meili leia ka kodukalt. Ja kui leia, siis meili võib mul küsida. Või kirjutada otse Jaanikale kuskile. Mul on selline huvitav märksõna siin ees HRV. Ja selle tõlgendusnumber ja ma olen pannud sinu sõnade alusel ka, et see on inimeste jaoks game changer, kui nad sellest teada saad. Miks? Mis see on? Ja, see on lihtsalt üks number, mida on põnev jälgida, sest et see on natukene sellega tulles tagasi, et millal on siis, et vajutan ju gaasipedaali ja tegelikult tunne ei ole väga hull ja jõuab veel, eks. Aga see number ei valeta. See number ütleb sulle tegelikult ära, kas seda gaasipedaali on liiga palju valatud peale nii-öelda või vajutatud või on seal ka nagu neid hingamise hetki vahel. Et võin vajutada juurde veel. Või võid vajutada juurde. Ehk siis, ja inimesed vahest mõistavad seda numbrit valesti, et kui me räägime ju puhkepulsist, siis on väga hea, et see on madal. Eks? Mida madalam on puhkepuls, seda parem. Seda ökonoomsem nii-öelda on sinu süda. See tähendab seda, et su süda suudab ühe nii-öelda selle pumbaga pumbata piisavalt nagu kogu see verd välja ja ta ei pea nii palju tööd tegema, eks. Siis HRV-ga ei ole nii, sest mõnikord inimesed arvavad, et kui on madal HRV, väga hea. Ehk siis südamelöögi sageduse variabiilsus on tegelikult, ei ole see... Heart rate variability siis. Just, ja. Et see ei ole nagu see, et see peaks olema hästi madal. Kui ta on hästi madal, siis see pigem näitab seda, et sul on kogu aeg gaas põhjas. Ja. Risti vastupidi, ja. Et see näitab seda, et ütleme, minu vanuses ma vaatasin seal kuskil 35–45 oli see selline hea HRV näit 50–70, see vanusega natukene langeb, mis on nagu loogiline, eks ole, sest et meie vananedes ka meie pulss tegelikult langeb.
ja see näitab jah seda, et kui palju on sinu nagu südamelöögi sageduses päeva jooksul variabiilsust, sest et kui ta nagu peksab kogu aeg mingis ühes vahemikus, siis see variabiilsus on madal. Ehk kui sa oled kogu aeg selles oravrattas võitle või põgene sümpaatilise närvisüsteemi nii-öelda mõju all, siis see süda peksab sul suhteliselt nagu sarnases rütmis, et sul ei teki nagu seda erinevust. Ja seda erinevust annab see Pirita tee ääres 15 minutit pingi peal istumist põhimõtteliselt. Aga ka trenn, külmavann ja saun tekitavad sama asja. Ka need ja veel terve rida igasuguseid asju, et mis seda uitnärvi, eks ole, aktiveerivad. Jälle nii põnev teema, et kuidas see siis käib, eks ole. Laulmine näiteks, sest laulmisega sa tekitad oma häälepaeltega vibratsiooni enda sees ja see ka mõjutab uitnärvi. Et asjad ei öelda, et laul teeb rinna rõõmsaks. Minul on eluaeg meeldib muusikaga tegeleda ja laulda. Ja jällegi, ma ei saanud, ma lihtsalt mõtlesin, et see on tore, mulle meeldib, aga nagu nii põnev on nüüd nagu läbi teaduse saada aru sellest mehhanismist. Mis ta kehaga teeb, miks mulle see nii väga meeldib, miks ma tunnen nagu peale laulmist nagu tõsist rahulolu. See on see sama. Aga kuhu mahutub seks? Seal on nii palju erinevaid funktsioone samamoodi tegelikult kehas toimub. Me ei räägi ainult füüsilisest aktiivsusest, mis on nagu trenni mõttes ka, seks on. Ja täna teaduslikult tõestatud, et ta kulutab teatud trenni kaloreid ikkagi. Moodulitest rohkem kaloreid. Mõningatest vähem, eks ole, sõltub intensiivsusest, pikkusest, ma ei tea, millest iganes, seal on ka südamerütm ja pulss läheb kõrgele, võib-olla tekib mingi adrekas, mingi elevus korraga. Hormoonid, oksüdotsiin, dopamiin, eks. Et see samamoodi ju, eks tõuseb dopamiini tasa, oksüdotsiin on seotud sellise läheduse ja selle nii-öelda öeldakse armastuse hormoon, eks ole, oksüdotsiini on meil ka kõigil väga vaja ja oksüdotsiin teistpidi on üks nii-öelda stressi ka manageerija. Et kui sa oled ikkagi väga nagu pinges ja stressiseisundis, kui sul mine kallista kedagi põhimõtteliselt, kallistamine vallandab ka oksüdotsiini lisaks seksile, aga või ma ei tea, vaata armsate kassipoegade pilte, põhimõtteliselt ka see vallandab oksüdotsiini, on ju. Et see ajukeemia pool on ka nagu hästi põnev, eks, et mida nagu erinevad tegevused siis, mida nad meie ajus nii-öelda vallandavad. Et see on ka jah, hästi põnev teema. Aga iseenesest seks, ma arvan, see täpselt samamoodi mõjub ikkagi stressimaandajana. Et see mehhanism on seal taga nagu sarnane. Kuigi paljud ütlevad ka seksterapeudid ja võib-olla nõustajad ja ka need, kes võib-olla seda praktiseerivad või vaatavad seda asja läbi sellise conscious nagu pilgu, pealdliku pilgu, et seda nii seksi kui ka, ma ei tea, võib-olla siis videomänge, trenn, alkoholi, Netflix ei tohiks minna leevendama nagu just selle pärast, et mul on stress ja nüüd lähen ja teen neid asju. Et siis see on kiire dopamiin. Aga nad aitavad, see ongi huvitavat, et ära mine selle peale, samas ometi see tegevus aitab. Jah, et neid ei tohi nagu kurjasti ära kasutada, eks ole, et neid kiired dopamiini allikad ongi täpselt see sotsiaalmeedias kerimine. Vaata, mis sul toimub ajus, eks ole, kui sa oled märkamatult tund aega telefonis scrollinud edasi-tagasi, et ühest küljest on nagu väga põnev, süke põnevus on sees, aga pärast oled sa tegelikult suhteliselt selline drained, tühi. No offense, tütarlaps nurgas, aga vaata tänapäeva noori. Ma ei taha üldse midagi alustada, aga see pilt on kurb tegelikult. Et see pilt on tegelikult kurb. Või et mis on näiteks 10-20 aasta pärast, mis nende peadega toimub? Meil on, ma arvan, zombistunud generatsioon lihtsalt. Ja mis tuleb pärast seda, ma arvan, me oleme praegu ühiskonna kohas, kus meie sinu generatsiooniga oleme seal, meie kasvanud ühest nutitelefoniga, me isegi ette kujutadagi, meil on asi, mida me saame näppida. Ei, mul oli dial-up internet. Just. Ja täna minu laps, üks päev diivan istusin taga ja mõtlesin selle, et ta on 7, ta kasvab üles teadmisega, et AI on normaalne. Sest ma räägin ise sellest juba täna, ma kasutan ise AI, tema kasutab koolis nüüd juba. See on iga pool pildis, et ta kasvab üles teadmisega, et on olemas AI ja see on normaalsus. Minul ei olnud niisugust asja üldse. Ja ma arvan, et meil läheb veel, ma arvan, mõni 1-2 generatsiooni, ma arvan, võib-olla kuniks toimub mingi shift, kus me hakkame aru saama, et see on vale. Me oleme midagi väga päkki keeranud nende paari generatsiooniga. No ilmselt vist nii on. Näha, mis nagu juhtuma hakkab. Ja AI-ga jälle see, et sa ei tea enam päriselt, mis on tõeline.
just see on nagu hirmutav. See on nii retsiks läinud täna juba. AI on nagu iseenesest nagu hea abimees, minagi vahest kasutan seda, eks, oma töös. Aga et sa ei tea tegelikult, sa vaatad mingit pilte, mingid videosid ja sa ei tea, kas nad on päris, sest nad on juba nii ehtsad. TikTok on täis AI videosid. On, et inimesed arvavad, kes kuulavad ja vaatavad, võib-olla mitte kõik, aga kes ei tea, arvavad, et ChatGPT on AI, siis see on see kõige beebi aste üldse, mis olla saab, et ma ise alles hiljuti ostsin täitsa off topic, aga ostsin endale ühe kursuse, mis õpetab siis AI avatari looma, seesama, mis sa näed seal veebis. Ja mul lihtsalt tekkis see soov, et näha, et mis on võimalik, kui ma saan ära õppin selle promptimise ja selle loomise nullist from scratch, nagu loon uue tegelase, inimese. Ja loon talle story ja loon talle eraldi konto ja et mis on see potentsiaal sisu loojana, kui ma ei taha näidata ennast, näiteks ma olen äkki arglik või ei oska inglise keelt nii hästi või ei oska nagu kaameras esineda, ikka läheb sassi mõnikord, siis see AI ei eksi sul, sa annad talle prompti ja ta teeb sulle perfektse video koos hääle, eesti keele, inglise keele, kõigega. Ja ma olen täna jõudnud sinna kohta, kus ma õpin videot tegema, teha siis ka lip-synki ja hääle kokku panna juttu, aga mul on pildid juba loodud. Et on fucking nagu inimene. See on lihtsalt hirmus. See on lihtsalt hirmus ja see kõik on niimoodi sekunditega prompt. Ja ma kloonisin ennast ka. Mul tekkis see mõte juba, et mis saab siis, kui ma teen, et kas ma jõuan sinna kohta, see on mu eesmärk, jõuda sinna kohta, ma annan välja episoodi, kus on Kris Kalat, sa näed videopildis, aga see ei ole mina. Sest mul on olemas helifail, tahab kuulata, mingi kuulake, mul on olemas helifail, nimi ongi vist äkki Conversation with ChatGPT, see on paar aastat tagune episood, kus mina vestlen siis külalisega, kelleks on ChatGPT, ma andsin ta naishääle, aga mina ise olen ennast ka klooninud sinna. See on ainult helifail. Ma ei rääkinud ühtegi sõna mikrofoni, kõik on puhtalt text to speech, prompt. Ja me liigume nagu huvitavasse kohta siin ühiskonnas ja kui ma pilte üles pohitsin siia Facebooki üks päev endast, mis on nii-öelda minu kloon, ise näen, et see ja midagi on off, see ei ole nagu mina. Aga inimesed ei saa aru. Ei, nad ei saa. Ei saa aru, kes iga päev on koos ei ole, ei saa aru, et see ei ole mina, mis on veider. Ja hirmutav samal ajal. Ja Rainer Upgrade'ist kirjutab mulle pildi peale, et kuule, lahe särk, mis see särgi kirjas on? Kus said? Sa mõtled, et issa, kas sa ei saa aru, et see ei ole mina või? Et ta ei saanud aru. Et nagu see on ühtepidi hämmastav, ühtepidi hirmutav, kuhu me liigume tegelikult. Mind huvitab pigem see pool, et mis võimalustega, seda peaks võib-olla vaatame äkki, kas Brian Johnson äkki rääkinud see keegi teine, et mis on need AI võimalused tervisevaldkonnas, sest me liigume selles suunas ka väikselt, täna on rohkem nagu mingeid tehakse algoritme ja mingeid tarkvarasid ja mingeid turundusmeetodeid, aga mis saab siis, kui AI hakatakse implementeerima tervisesse? See huvitab mind väga, sest see on järgmine suund, ma arvan, lihtsalt tugevam. See on kindlasti järgmine suund, aga samas on võib-olla see personaalsus on siis nagu kadunud. Jah. Et me võime praegu ka ChatGPT abil endale mingit diagnoose panna, eks. Ja me tegelikult ei tea, kas see on tõsi või mitte. Ja me ei tea, kas see on tõsi või mitte, sest et nii tark ta ikka ei ole kui väga hea arst. Aga varsti on võib-olla, sest täna minust kuskil nägin fakti, et ChatGPT uus uuendus, mis oli siin mõnda aega tagasi juba, et on IQ-lt targem kui Einstein. See on juba näitab, et me oleme ületanud juba inimese ajaloo kõige targem inimese IQ, mis on paari aastaga või? Põnev. Enne kui me jätkame teemadega, miks ei ole oluline olla füüsiliselt tugev ainult, vaid miks on oluline see adaptiivsus ka närvisüsteemi jaoks, ma annan sulle kingitused ära. Muidu läheb meelest ära. Väga hea. Mulle kingitused meeldivad. Neid saad iga kord, aga need muutuvad ka ajas natukene. Väga hea. Vana hea tuttav Ruth Terras bränd. Ma ei mäleta, kui sul andsin küünle, andsime sulle lõhnastaja. Mul on auto see lõhnastaja. Lõhnastaja, just. Nüüd on sul küünal, eetelika-õlidel baseeruv küünal, millel siin on päris kristallid ka sees ja peal, mis sulavad sinna sisse, nendega saab pärast siis puhtaks pesta ja kasutada kuskil mujal. Väga lahe. See on sükke suur küünal. Mulle väga küünlad meeldivad. Ma olen täiega küünalde põletaja ja eriti siin sügis-talvisel perioodil, kui on vähe valgust õues, siis põletage küünlaid, sest et see nagu valgus iseenesest tõstab ka sinu enda enesetunnet. Ja, absoluutselt. Ja kui keegi tahab endale midagi soetada Ruth Terrase brändi poolt, siis palun mine vaata ruthterras.eu ja kasuta koodi Kris Kala. Vabandust, mitte koodi, vaid märksõna ostukorvis. Vali midagi välja, mine ostukorvi, pane see märksõna Kris Kala ja sa saad üllatuskingituse kaasa. Ma ütlen üllatus, sest ma ei tea, mis see kaasa tuleb. Siis on mul sulle, mis järjekorras anda siit? Nagu ma ei tea, sul on rohkem asju seal või? Jõuluvanu. Doktor Ohira.
jaa. Tarbid? Doktor Ohirat ei tarbi, aga väga lahe, et sa mulle seda kingid, siis ma olen alati tahtnud proovida. Just, mul on sulle 12 ahelaga teaduslikel Jaapani teadlastel ja teadusel põhinev 3-aastase fermentatsiooniga probiootikumid ehk siis kuue ja kuur. Väga äge. Muideks, mina sain teada, muideks tuleb välja, tegelikult nüüd sinu saatele, üle-eelmine saade oli Ohira Eesti omanikuga. Ja seal ta ütles, et need on siin sees on keel, nagu siuke pasta keel. Mina mõtlesin, siin on lihtsalt kas vedelik või on nagu pulber. Pasta ja see on palju kontsentreeritum. Ühesõnaga, see on väga, väga põnev oli kuulata, kuidas ta rääkis Ohirast, millest ma enne samamoodi üldse ei olnud nagu teadlik nii põhjalikult. Nii et ka see on sulle. No väga äge. Aitäh. Kui keegi tahab endale saada Ohira tooted, siis ohira.ee ja sooduskood Kris Kala annab sulle -15% kõikidelt Ohira toodet, mis on täishinnaga. Ja siis on sul veel midagi maitsvat. Nii. Mul on smoothie bränd ka. Sa neid oled kindlasti joonud juba või? Ei ole. Ole või? Ei. Jaanika, kus sa elanud oled? Ma ei tea, kus ma olen elanud. Eesti bränd, kes toob maale Nutrino Labi. Brändi nimi on Solarin Brands, nad tegelikult toovad maale vegan šokolaade, vegan mingid määrdevõid, eks ole, mingeid kombuchasid, neid Vigo kombuchasid ja mingeid palju erinevaid tooteid. Nüüd nad hakkasid maale tooma Nutrino Lab selliseid smoothisid. 8 erinevat maitset, kui ma eksi. Ja need on ainult Selverits müügil praegu. Tiba krõbedama hinnaga kui muud smoothied. Pakk on ka suurem grammide mõttes. Aga ta on ainult 4-5 koostise põhinev. 0, mitte midagi lisatud, täitsa puhas. Ja super maitsed, uued täiesti teistsugused nagu kombod. Neil on siin näiteks see praegu on õun, pirn, passion fruit ja guarana ja nad osad baseeruvad mustal teel, osad baseeruvad rohelisel teel, osad on ainult puuviljad. Nii et siuke väike energeetiline shot sulle või energiashot. Ei, need on sellised shotid kuluvad väga ära, sest mõttes, et ma autost tavaliselt tarbin neid, kui ma sõidan ühest kohast teise. Täiega soovitan sul neid proovida. Neil on isegi üks kakao oma, mis on nagu magustoit, nagu kohupiima kakao. Issand, kui maitsev. Aga jah, nii et kui keegi tahab sinuheaks.ee on nende leht ja kui sa kasutad, oli vist korra vaatan üle, meil enam vist ei kehti see kood, aga siis ei ole midagi, võid jooks proovida, Kris 15 ja kui kood ei kehti, siis kirjuta neile. Ütle, et sa väga tahad saada, aga koodi ei kehti enam, sest minu meelest meil lõppes tegelikult vist novembri lõpuga, me salvestame praegu sinu detsembri alguses, aga meil lõppes novembri lõpuga vist lõppes see kood ära vist. Aga mine vaata, seal on palju erinevaid tooteid. Ja viimane. Veel või? Issand. Kuule, täna on ikka väga eriline päev. Sul seda raamatut ei ole veel? Ei, ja tead mis või? Sa tahad seda, ma tean. Ma tahtsin seda raamatut, sest ma nägin seda saadet sul. Ja ma mõtlesin, et ma selle raamatu pean ostma, sest et ajuasjad huvitavad mind ikka väga. Ma võtsingi selle kaasa, mul oli viimane eksemplar veel alles kingitusteks, nii et Maria Nordini raamat Soomlanna, kes käis mul ka saates, me tegime taga üle 3 tunni pikkuse saate neuroplastikast ja neuroteadusest. Ta on andnud välja heade sõpradega Miljon Vaintse kirjastusest raamatu nimega Seadiste oma aju ümber ja tervene ehk 12 sammu vaevustest vabanemiseks. Ja see on ülihuvitav lugemine sulle, ma juba tean. Kujutan ette, sest neuroplastilisus ja nagu kogu see neuroteema on minu jaoks ka äärmiselt põnev. Ma olen ise neurolingvistilist programmeerimist 2 aastat õppinud ja plaanin jätkata koolitaja kursusega. Nii et see on täiega. Väga lahe ja võib-olla saad Mariaga tuttavaks isegi, et ta elab nii lähedal meile. Ja kes tahab, siis miljon.ee kasuta koodi Kris Kala, ma igaks üks veendun, ja saad raamatutelt -10%, kui soovid. Vot, sellised olid meie tänase saate sponsorid ja kingitused sulle ja me saame edasi liikuda siit järgmiste teemade juurde. Enne kui lähme järgmise teema juurde, tegelikult lähme sinna. Lähme. See on mul siin samas silme ees siin ka praegu, see sama küsimus, et miks ei ole oluline olla füüsiliselt tugev, vaid närvisüsteemilt paindlik. Ehk siis selline adaptiivsus, me elame tegelikult tänases ühiskonnas, kus kohanemisvõime on muutunud nagu number 1 iseloomujooneks, mida omada. Ja, no selles mõttes selle sama pärast, millest me tegelikult võib-olla isegi natuke alguses alustasime, eks see kogu see stressi manageerimine ja nii-öelda stressile vastupidavus
ongi väga olulised, sellepärast et maailm ei muutu mitte kuidagi lihtsamaks. kuidagi see kõlab drastiliselt, aga mis see on reaalsus? Et nii ongi, et see AI juba tekitab nii palju segadust, ma arvan, tulevikus. Et sa ei tea nagu täpselt. Et see strong mind on oluline, aga ikkagi ma selle strong body juurde tulen ka, et see on ka ikka oluline. Selles mõttes, et kui su keha on päriselt nagu tugev või kui me räägime just sellest strengthist, et mitte nagu see, et kui suur su biitseps on, eks ole, aga et kui palju sul on kehas tugevust, no siis see on otseselt nagu annab pikka iga juurde. Ja kui see nii-öelda tugev keha annab sul pikka iga juurde, siis ta annab sulle ikkagi kõvasti elukvaliteet, eks. Et siin on nagu mõttekoht, et me elame küll väga kaua, eks ole, tänu meditsiinile, võrreldes 100 või 200 aastat tagasi, aga et ma usun, et mitte keegi meist ei taha see mingi viimased 20 aastat või 15 aastat või 10 aastat elada nagu probleemide sees, eks ole. Et see nii-öelda see tugev keha on ikkagi ka oluline. Aga jah, ma olen nõus, et lõppkokkuvõttes mängib rolli väga palju kohanemise võime ja see, et kuidas sa suudad seda nii-öelda pingeseisundit manageerida, stressi manageerida, eks ole, ja kuidas sa suudad sellest läbi tulla, sest et see on nagu elu. That's life. Ja mõne asjaga on lihtsam kohaneda, mõne asjaga on keerulisem kohaneda. On. Kas sa oled märganud ka seda, mis seda mõjutab? Kui ta on puhtalt nagu selline, millest me natuke rääkisime ka, et selle trenni puhul, et sa ütlesid, et inimesed, kes tulevad trenni, võiks olla nagu väga suured huvilised. Kas kohanemisega võib ka olla see, et kui vastuvõtlik ma mingile teemale võib-olla olen? Ja seal tausta oli võib-olla see, et võib-olla mul on minevikus üldse mingi negatiivne asi. Noh, näiteks kui me tuleme trenni konteksti, siis ma arvan, väga paljudel inimestel on nagu seal, ma ei tea, kehalisest kasvatusest näiteks. Mingid reaalsed traumad. Ja, negatiivne kogemus on all. Nii. Siis ta loeb kuskilt, et okei, peaks hakkama trenni tegema, eks ole, ja siis ta nagu tuleb, aga tegelikult terve rida on neid inimesi, keda ma tean, kes ei ole sellised entukad selle trenni asja osas, kes ei võta reisile minnes endale tosse ja dresse kaasa, eks ole, ja ei lähe veel reisil olles ka jõusaali ja hommikul kell, ma ei tea, 7 päikesetõusuga jalutama, nagu mina tavaliselt teen. Ja ma saan sellest nagu aru, aga mõnes mõttes seda nagu mõtet oma peas on ka võimalik nagu nii-öelda ringi muuta, sest et neuroplastilisus on päriselt olemas. Et see on nagu huvitav, see hakkab nagu sealt pihta, et mismoodi ma mõtlen sellest trennist. Okei, et seal oli, kehalises oli raske ja seal oli hinde peale vaja teha midagi ja see jooksmine oli mulle raske füüsiliselt, eks ole, paljudel on veel mingi mälestus veel all, eks ole, kuidas süda puperdas, oli paha, eks ole, minestasin võib-olla. See kõik nagu see füüsiline pingutus on nagu nii ebameeldiv, kui veel olla saab. Ja siis selles vaimus on väga raske tulla ja hakata nüüd uuel aastal millegiga pihta ja veel 3 korda nädalas käia, nagu ütleme optimaalselt soovitatakse. Aga siis ma ütleks isegi seda, et see shift on vaja kõigepealt oma peas ära teha. Ehk siis see neuroplastilisus on ka see, et need mõtted, mida me mõtleme tegelikult päeva lõikes on suhteliselt korduvad. Me mõtleme kogu aeg samu mõtted ja need on samad rajad. Nende ajurakkude neuronite vahel on kogu aeg samad ühendused, samad rajad. Ja see muutub ajas isegi nagu kiiremaks ja paremaks. Ja kohe laksti, kohe 1 sekundiga on see mõte juba peas, oi, ei seda küll ei taha, eks. Aga see on nagu teadlik töö nüüd oma mõtlemisega, oma ajuga. Et sa muudad selle mõtte oma peas päriselt ringi. Lihtsalt mul kohe tuli meelde üks lugu sellega seal samas neurolingvistika koolis, kus ma õppisin eelmisel aastal ja me teeme seal hästi huvitavaid harjutusi, väga praktilisi, kus me põhimõtteliselt treenime oma aju mõtlema teisiti. Ongi täiesti sellised vahvad harjutused. Ja ma lahendasin ühte sarnast ülesannet oma nii-öelda koolituse kaaslasega, kellel oli see sama lugu, et trenni tegemine tema jaoks oli selline, ma pean tegema. Ja kui sa midagi pead tegema, siis ta on sulle ebameeldiv, ebamugav, sa lükkad seda edasi, täna ei saa, täna pole tunne õige, kuidagi õlas on imelik ja sa leiad, su aju leiab terve rida põhjuseid, miks sa ei saa. Ta tahab sind kaitsta selle ebameeldiva ja ebamugava asja eest. Ja siis näiteks, mida me tegime, see praktiline harjutus oli siis selline, et tema
mõtles mingi olukorra või mingi asja, mida ta teeb väga hea meelega. Ja see väga hea meelega tehtav asi, me nagu nii-öelda kandsime üle need emotsioonid ja selle meelestatuse sinna trenni tegemisse. Ja see on puhas nagu see sama asi tegelikult. Et sa sellelt meeldivalt kogemuselt või sellelt meeldivalt tegevuselt viid selle sama tundmuse ja selle sama emotsiooni ja selle seisundi viid sinna trenni tegemisse. Ja ta suutis seda muuta, mis on väga äge. Ja see näitabki seda, et kõik on võimalik. Ja tulebki võib-olla alustada sellest, et päriselt oma peas ennast veenda ja nagu teha oma mõtlemises see shift. Et miks ma seda teen, miks mul seda vaja on teha, see miks on seal väga oluline komponent veel, eks ole, et see päriselt see motivatsioon tuleks sinu seest. Aga et võib-olla ongi vaja nagu leida siis mingi teine asi, mis sulle väga meeldib, mis sulle pakub rõõmu ja rahulolu ja pinget. Ja siis kuidagi teha see muutus selle trenniga. See on hästi huvitav temaatika tegelikult. Seda on võimalik, kõik on võimalik, kui sa ise tahad. Mulle väga meeldib see lause. Ja, kõik on võimalik, kui sa ise tahad. Trenni on võimalik ka hakata armastama. Ja vabatahtlikult on ka võimalik tõusta nagu reisil olles hommikul üles ja minna hommiku päikesega jalutama. Trenni on võimalik hakata armastama. Mina olen üks näide sellest, kes on seda kogenud oma elus. Ma olen terve elu ka nagu sporti teinud, ikka isa ju paneb siin trenni tegema, eks ole, ma ei tea, ma olen seal taiboksis käinud, karatees käinud, jalgpallis käinud, käsipallis käinud, nagu kõik asju teinud. Ja ma ei ole kunagi nagu nautinud otseselt nagu seda, et jees, hullult tahaks minna. Ja siis, kui ma Austraalias olin siin, ma arvan, et see oli võib-olla 13 aastat, 12 aastat tagasi, ja mul oli songa operatsioon olnud. Ja siis pärast seda ma hakkasin trenni tegema keharaskusega, et natukenegi nagu, ma kaotasin tohutut kaalu selle operatsiooniga, ma ei niigi peenikene. Ja siis ma jõudsin, ma arvan, 4 kuuga vist enda elu nagu sellisesse ühte paremasse vormi ja ma hakkasin trenni nagu nautima seda valu, mis kaasneb trenniga ja kõike seda pingutamist nagu tohutut kaifima. Ja täna ma olen jälle seal, kus ma ei kaifi seda. Aga ma olen seda kogenud, ma nagu natuke isi igatsen seda tunnet. Ja ma jälle võtan nagu ennast hoogu sisse, et saaks selle rutiini tagasi endal, mis on jälle ära kukkum mingi põhjusel, mis igat põhjusel. Et aga trenni ei ole mul olnud kunagi osa selline, mis on hull kirg, see on passion, aga ma saan aru selle vajadusest. Ja ma olen kogenud seda hetke või tunnet, mis tekib siis, kui et ma naudin igat nagu seda pingutust. Ja sa ootad. Ja ma ootan seda tegelikult ja kaifan pärast olla, ei vaidle vastu. Aga ma arvan, et see ongi keeruline inimestel, kellel ei ole sellist tuhinat selle valdkonna vastu nagu sul näiteks on. Et see on sama, ma ei saa panna kedagi teist enda rollis ja saatejuhiks, kellel ei ole tuhinat või loomu omast nagu tahtmist olla nagu saatejuht. Või mis iganes kedagi panna, mis iganes valdkonna tegema, millel vastu huvi pole. Aga samas julgustuseks ma tahan öelda seda, et minul on ka kooliajast kehalise kasvatusega päris palju teemasid. Ja ma ei nautinud sporti ikkagi ka nagu väga pikalt. Ütleme, aeroobika ja see rühmatreeningute asi tuli mu ellu kuskil 18-19 aastaselt. Aga ütleme, mingid vastupidavusalasid nagu jooksmine ja suusatamine. Sellega ma hakkasin nagu päriselt, seda ma hakkasin nautima 20. keskpaigas. Et aga ennem seda mul oli täiesti nagu unust ära. Ei, jube oli, jah. Et on võimalik. Sul on selline huvitav grupp ka, tahaks lihtsalt korra puudutada ka sellist nagu grupi mentaliteeti või sa räägid ka rühmatreeningutest. Kuldsed naised. Siuke kogukonna nagu olemine. Puudutas korra seda ka ja just nagu see nurga alt, et millega on nagu tegemist, mida te teete seal, kellele see mõeldud on ja miks võib-olla inimene võiks mõelda selle peale, et okei, üksi on tore, aga et äkki teistega koos on kuidagi kihvtim. Ja kas seal on reaalselt ka mingid, ma ei tea, kas päris teaduslikku mingit fakte, aga mingid pidepunkte välja tuua, miks tõesti koos on tegelikult efektiivsem? No miks see grupp üldse sündis? See sündis nüüd juba 1,5 aastat tagasi minu enda ideest ja sündis sellepärast, ma olen ise naine, ühesõnaga see grupp on 40+ naistele. Mina ise olen 40+ naine ja ma arvan, sealt hakkas see minu huvi ka pihta, et ma ise nagu jõudsin teatavasse ikka
ikka ja kuna viimastel aastatel on palju tulnud igasugust infot seoses tsüklipõhise mingi treeningu ja toitumisega, et 10 aastat tagasi ei rääkinud sellest keegi mitte midagi. See oli nagu täiesti nagu polnudki. Söö ja treeni, just. Ja siis, kui me veel läheme edasi, et see perimenopaus ja menopaus, need naised ole rahulikult seal, tegutse midagi tee, eks. Et ma jõudsin ise sinna ikka, pluss siis teadusuuringuid tuli uksest ja aknast, sellest hakati rääkima palju. Mina ise hakkasin selle kohta uurima palju. Ja siis mul tekkiski selline idee, et ma tahaks seda infot jagada teiste naistega. Et ma saan seda teha seal trennis, eks ole, üks ühele. Ma saan teha rühmatrennis, kus mul on võib-olla mingi 10 inimest, eks ole, või 20 inimest, aga ma tahan seda infot nagu jagada laiemale publikule. Ja ma arvan, et sealt see võib-olla tuli, et ise midagi jälle sain teada, midagi uurisin, panin postituse gruppi üles, eks. Ja teisalt selle grupi liikmed on ka ikkagi, ma arvan, keskmisest terviseteadlikumad, sest muidu nad ei liituks sellise grupiga. Et ilmselgelt neid huvitab see asi ka. Ja siis me seal grupis saame seda infot oma vahel jagada. Et see on nagu, ma arvan, üks suur pluss sellele grupile. Pluss üleüldse ma mõtlen niipidi, et naised võiksid ikka üksteist nagu toetada, mitte oma vahel konkureerida ja kaikaid kodarasse lüüa. Ehk siis kuidagi see nagu tugi ja täpselt nagu mehed mõistavad ikkagi paremini mehi, mõistavad naised paremini naisi. Let's face it, tegelikult on nii. Eks me saame ikkagi üksteisest nagu rohkem aru, eks. Et seal grupis on nagu hea seda infot jagada, siis seal grupis, mis korra kuus, on mul külalised, sellised inspireerivad külalised, ehk on sellised nagu inspiratsiooniõhtud grupi laivina siis, kus saab küsida küsimusi. Just eile meil oli live ja teemaks oli toidus sisalduvad erinevad toksiinid ja muud ohud. Marge Rahutava siis Foodishis tegi seda. Et just sellist nagu üleüldist tervisealast, ka toitumisalast infot jagame seal, mis iganes nagu neid naisi selles vanuses võiks huvitada. Et neid ka inspireerida, täpselt samamoodi tegema elustiilis muudatusi, et nad tunneksid ennast paremini, et nad oleksid energilisemad, vitaalsemad, rahulolevamad, et nende heaolu oleks kõrge. Trenne teen sinna live-gruppi aeg-ajalt, kus nad saavad siis kodus teha kaasa, pluss 4 korda aastas meil on päris kohtumisega üritused, kus me saamegi päriselt kokku ja viimati me käisime oktoobris balletti vaatamas Estonias kõik koos. Ja pärast ja ennem siis seda etendust oli meil ka kohtumine Age Oksaga, kes on siis Eesti Prima baleriin ja siis selline kogemuste vahetamine. Ja lahe, et selles mõttes see ongi siuke naiste kogukond. Räägime terviseasjadest, jagame kogemusi, jagame nõu ja tuleme aeg-ajalt kokku. Ja toetame üksteist. Ja kuidas nüüd osa saab sellest saada? Kuidas saab osa saada? Sellega saab liituda. No kuidas ma liitun? Kui ma olen huviline. Ja kuidas see liituda? Meil on kinnine grupp on siis Facebookis Kuldsed naised ja tal on nagu selline pisikene kuutasu, üsna sümboolne, 5 eurot. See pole mitte midagi. See ei ole tegelikult mitte midagi. Mitte midagi? Ei ole, jah. Ma mõtlesin, et see ütleb mingi, et 49 eurot, et siis ma saan aru, et okei, mõtlema võib-olla, kas ma tahan. 5 euri, see pole mitte midagi. Ei, ja see ongi selline väike sümboolne tasu, et sa oled selle grupi liige. Jah. Sa oled täiesti šokeeritud praegu, ma näen. Ma olen täiesti šokeeritud. Mul isegi tekkis siuke mõte, et esiteks peaks oma elukaaslasena liitma. Ja. Teiseks peaks, aga teeme niimoodi. Nii. Võtan mõneks ajaks selle kulutuse. Kingin 4 naisele selle pääsma. Väga lahe, muidugi. Ja. Ma taon kinni ja esimese 3 kuud. Jah, teeme niimoodi, ma panen kirjanda selle. Väga. Teeme siukse asjale, et kohe huvitav nagu näha, et päriselt ka, mis asja see on olematu summa. Panen välja siia, et märksõna 4 naisele pääse Jaanika gruppi. Ja teeme sellega loosimise, kes siis siin saate alguses kinni pani, siis palju õnne sulle, jäid ilma sellest, aga kes on siiamaani jõudnud, teeme loosimise. 4 õnnelikku saavad selleks, et osaleda, kirjuta kommentaarides kuldsed naised. Jah? Kuldsed naised.
ja 3 kuud. Kuldsed naised, 4 tükki võidab ja esimesed 3 kuud siis mina maksan sinu eest. Ja pärast seda siis saad ise otsustada, kas sa tahad jätkata või tahad loobuda ja võitjad viskame välja näiteks 2. jaanuari õhtu. Jah, 2. jaanuari õhtul. Väga lihtne. No nii, põnev. Purgis. Väga tore. Siis okei, aga lähme siis selle juurde, et korra vaatan siis seda ka. Kui suur on see nagu muutus, ütleme, me räägime mitte ainult kuldsetest naistest, aga nagu üleüldse me enne mainisime sinu personaaltrenn ja kõike muud, et kuidas nüüd teha niimoodi, et ma ei põletaks läbi ennast? Kuulan siin, mul on meeled ülevoolavalt täitsa põhjas ja mõtlen, et issand, kui tore, ma ei tea. Hakkan pihta 1. jaanuar. Kris maksab kinni ka veel mingid asjad enne, Jaanika siin midagi tuleb vastu teeb, enne mees äkki maksab mul personaaltrennid kinni, ise olen oma rahakott enne. Tavai hakka minema, mul on kõik seda olemas. Aga ma ei taha, keegi ei taha jõuda sinna, kus me esimese kuuga jõuan sinna kohta, kus ma ütlen, et fuck it. Ja seda aasta alguses ju ikka juhtub. Just, kuidas väita seda? Isegi mingid uuringuid on just tehtud, et on vaadatud, et kuidas nagu see spordiklubidega liitumine nagu uuel aastal ja millal need inimesed kõik seal treeningsaalidest ära kaovad. Kuskil veebruari keskpaigaks on jälle ruumi. Minu enda kliendidki naeravad. Et veebruari keskpaigaks on jälle trennis ruumi. No jaa, selles mõttes ei saa üldse kõiki asju alustada korraga. Ma arvan, et see on juba ette kirjutatud natukene see kaos siis. Et võib-olla treeningute mõttes hakata vaikselt liikuma 2 korraga nädalas. Sellega üldse harjuda, su keha ka harjub mingi aeg, eks ole, lihased ongi alguses valusad, nagu reaalselt sul on valus käia. Osad inimesed on hästi tundlikud sellele lihasvalule ka. Ja ongi, et kuidagi, kuna oled pärast sükene kange ja natukene väsinud ja valus on, et siis seal on ka üks nagu see loobumise koht on tegelikult seal ka. Et lihased selles mõttes ei jää selliseks, eks. Et kuu ajaga on juba täiesti klaar ja täitsa inimlik on olla, isegi kui esialgu väga valus on ja sa ei ole see fanatt, kes lihasvalu naudib. Et mõned inimesed teistpidi nagu naudivad seda, kui natukene siit ja sealt on vähekene selline huvitav tunne. Mulle meeldib. Mulle ka tegelikult indikaator, et ma olen tegelikult meeldib. Kuigi, ma ütlen, kuigi see ei ole otseselt. Ei ole, jah. Seal on üks müüt tegelikult taga. Et kui mul ei ole lihased valusad, siis ei ole olnud kõva trenni, siis oli nagu mingi mõtetu osi. Ei ole nii. Lihasvalu iseenesest räägib sellest, et see koormus oli sulle suur, et sul tekkis neid mikrorebendeid lihastesse, eks need mikrorebendid võib-olla siis nagu nii-öelda tekitavad seda valu, on ju, sükest kehva enesetunnet. Et lihasvalu ei ole midagi, mida sa peaksid taga ajama kogu aeg, aga samas, ma isegi, kui ma teen mingit uut harjutust, mida ma ei ole teinud tükk aega, siis mul jäävad ka lihased valusaks natukene. Et see on samas on see normaalne. Et see ei ole midagi, mille poole püüelda, aga teistpidi, et see ei ole ka midagi anormaalselt nii-öelda. Et see võib olla alguses, mis on nagu peletav, eks, et mis veel, toidu mõttes ka, eks ole, ei tasu kohe hakata seal, et nii, nüüd tänasest on clean cut ja nüüd on ainult mingid kurgid ja juurviljad, eks, et 80-20 reegel mulle väga meeldib. Selles mõttes, et kui sa 80% ulatuses sööd täisväärtuslikku toitu, siis 20% ulatuses võib patustada ka, et sa ei pea tõesti vanaema sünnipäevale minnes võtma karbiga oma riisi ja kana kaasa, eks. Et söö seda kartulisalatit siis, ega see ühes korrast ei juhtu sul sellest mitte midagi, eks. Et igasugune äärmus on tegelikult halb, vahet ei ole. Ja ka see alustamistuhinaga nagu äärmuslikud võtted on tegelikult ikkagi lõppkokkuvõttes kurnavad kehal, eks. Et mingi vigastus, ongi motivatsioon langeb, jääd haigeks ja siis on nagu raskem tagasi tulla. Aga me räägime nagu üldse inimestest, kes tulevad esmakordselt trenni. Ja ma ei pea silmas nagu seda, et esmakordselt nagu üleüldse trenni, vaid esmakordselt näiteks personaaltreeningusse. Ja sul on kogemus täna päris
paljudega, ma arvan, tean sadu, kui mitte võib-olla tuhandeid varsti inimesi, keda sa oled tegelikult läbi käinud. jah, ma ei ole kunagi lugenud neid. Ma kujutan ette, et võib-olla päris tuhandel täis ei ole, aga võib-olla juba on ka, ei tea, aga sadu, on ju. Ja mis võiks olla 3 või isegi rohkem, kui tuleb puusalt selliseid suuremad, ma ei tea, probleemi, mida sa oled märganud inimestele. Me sinuga arutasime ka sellest, et sa oled võimeline ja tegelikult võiks iga treener olla võimeline, aga kõik ei ole. Ilmselt paraku niimoodi, sõltub ikkagi, ma arvan, kogemusest ja teadlikkuse astmest või harituse astmest, aga sa oled võimeline märkama inimese põhimõtteliselt keha hoiaku järgi ka trennis, mis tal nagu probleem on, mis ta potentsiaalne mingi murekohad võivad olla, kas mingid harjutus tehes, mis lööb midagi välja või lihtsalt ka rühti vaadates või midagi muud. Et mis on 3 sellist nagu peamist probleemi, mis sa oled märganud, mis inimestel on ja võtame praegu naised fookusena. Mida üldse ei teata ka tegelikult on, aga see on tegelikult probleem, millega tuleb tegeleda. 3 põhilist probleemi, mida ma ise näen, eks, mitte need, millega nemad tulevad. Ei, mida sa ise märkad niimoodi, nad isegi ei tea, aga teada. No, mida ma sageli võib-olla märkan, et ongi näiteks mingid probleemid rühiga, eks, et ise sa ju enda keha võib-olla kõrvalt ei näe või et on nagu kas või mingis lülisamba osas näin, et on nagu ülaosas näiteks on kangust, vaata, ja siis kohe seal saan soovitada, et kuule, vaata, et sulle sobiks hästi see ja see harjutus. Et mille peale nad võib-olla ise poleks tulnud ja mõnikord on nii tore, et need inimesed, kui ma siis näitan mingit väga lihtsalt, ma ei tea, liikuvusharjutust selle rulliga, ja nad on nii tänulikud, sest nad ütlevad, issand, mul on pool elu see ülaseljas, võt see koht on, ma ei ole saanud seda venitada ja ta on kange ja ma ei saa sellega midagi nagu teha. Ja halleluuja, eks. Nüüd sa näitasid mingi mööda minnes trenni lõpus, kuule, et vaata, et by the way, et proovi seda ka. Ja, see on hästi tore. Et see nagu kuidagi, jah, siis ma tunnen jälle seda, et ma nagu olen ise teda päriselt aidanud, et üks asi on see trenni tegemine iseenesest ja nende raskuste tõstmine, eks ole, tema lihaste tugevdamine ja siis kõik see arutelu seal ümber eluliste asjadega ja mis iganes, inimestel on hästi erinevad ju mõtted ja tore on neid omavahel tegelikult jagada, on ju. Aga et siis ongi nagu võib-olla need rühiprobleemid, toitumisega võib olla niimoodi, et ei tule ise selle peale, et on midagi nagu valesti või midagi ei sobi. Siin on ka üks hea näide mul ühe kliendiga, kellega me just tegime läbi glükoosimonitori katse. Mulle meeldib aeg-ajalt glükoosimonitori ise kasutada ja inimeste peal ka. Ja see klient on käinud nüüd juba peaaegu aasta, saab täis kohe. Ja ta on nagu tubli olnud, ta on võtnud kenasti alla ja kuigi see alla võtmine on tal üldse algne eesmärk, siis see nagu tuli. See on by default. Ja see tuli nagu boonusena, aga siis mingi hetk ikkagi kuidagi see nagu kaal jäi seisma ja kõik on nagu sama. Ja siis siit ja sealt uurin ikka toitumise asja ja kõik nagu tundus päriselt ka paberil täitsa okei. Kõik nagu oli paigas, ei olnud, ma ei tea, et see on kilode viisi friikartuleid ja midagi sellisteks. Ja siis, ja me tegelikult mõistsime alles glükoosimonitori kandes või peale seda, et sellele inimesele need hommikusöögid või need toidukorrad, mis olid nagu justkui tervislikud, need temale selles mõttes ei sobinud, et need süsivesikud tema kehale toimisid suhteliselt nagu nii-öelda kiiresti, tõstsid glükoositaset päris kõrgele ja seal oleks vaja lihtsalt kombineerida rohkem nagu kiudaineid ja valke sinna toidukorda juurde selleks, et see glükoosi kõikumine ei oleks nii suur näiteks. Et see oli põnev. See oli talle väga silmi avav ja mulle endale ka huvitav. Et ma nagu kuidagi läbi selle glükoosi teema natukene unlockisime tema seda konkreetset nagu probleemi. Päris huvitav. Jah, väga, väga huvitav. Niisuguse asju veel välja tulla inimeste puhul. Inimesed on ju nii individuaalsed, et unikaalsed. Ja tõesti nagu regulaarne tervisekontroll, mingid vereanalüüsid. Sageli võib olla seal üldse mingi probleem kinni, eks ole, et miks nagu mingeid tulemusi ei tule. Mis sa arvad, ma siin küsimus ka tegelikult, kuidas vältida kaasaegset toitumist, sa saad korraks seda ka rääkida, et mis see üldse tähendab ja miks seda võib vältida, aga mis sa arvad mingitest nagu sellistest väga spetsiifilistest dieetidest? Me oleme küll sinuga rääkinud siin, taimetoit
ja veganlus minu jaoks ei ole nagu nii äärmusega spetsiifiline on täna, aga võib-olla mingi puhas karnivoor või on mingi veredieet näiteks, mis ta on vere vist toitumine või? Mitte, et sa sööd verd, aga et sul on see verepõhine veregrupi toitumine. See või? Jah. Või sul on, ma ei tea, veel mingid, mis siin veel olla võivad täna mingisugused alternatiivid juurde tekkinud juba, et keto on üks levinuma, mis on olnud, eks ole, hästi pikalt pildis. Ja võib-olla on toortoit läheb ka sinna alla ja võib-olla samamoodi, et nagu täitsa nagu teistmoodi. Et mis sa nendest arvad ja too siia juurde ka see kaasaegne toitumise terminoloogia? Kaasaegne toitumine siis selles mõttes, et need ultratöödeldud toiduained, eks. No ja ultratöödeldud toiduained on küll selline teema, mis tuleb nagu järjest rohkem lainena peale ja Eestis, ikkagi tegelikult Eestis on ka juba probleem, aga mujal maailmas see on nagu täielik murekoht, et kuskil seal Suurbritannias ja USAs on nagu inimeste päevane toit on suurel määral nagu 60% ja rohkem on kõik ultratöödeldud. Ja ultratöödeldud toit on selles mõttes nagu kehva valik, et ta on rasvarikas sageli ja nagu need rasvaallikad, mis seal toidus on, ei ole nagu suurepärased. Selles toidus on vähe kiudaineid, selles toidus on vähe mineraalaineid ja vitamiine, fütotoitaineid, antioksidante, et nad on nagu tühja kaloritoidud. Kaugenenud oma algsest toorainest. Nii. Jah, et üleüldse, kui sa vaatad taldrikule ja sa ei saa aru, millest see asi tehtud on, siis see on ultratöödeldud toit, põhimõtteliselt võib öelda. Ja seal juures siis veel need erinevad e-ained ja igasugu paksendajad ja modifitseerijad ja kõik, et see asi näeks nagu jube söödav välja ja oleks nagu, läheks müügiks, eks ole. Et see ultratöödeldud toit selles mõttes on, muidugi, sa täidad oma keha terve rea mingi ebavajaliku asjaga. Kui me räägime igasugustest e-ainetest, lisaainetest, seal on ju olemas nii-öelda ka neid sünteetilisi versioone. Kui on midagi sünteetilist, siis on ilmselge see, et meie keha ei oska sellega mitte midagi peale hakata. Ta ei ole su kehale omane, ta ei ole looduslikku päritolu. Et me kasutame ka ju looduslikku päritolu mingeid aineid nii-öelda toidu säilitamiseks. No ma ei tea, soolaliha on eluaeg soolatud soolaga, eks ole. Ja siis ta säilib. Aga et need sünteetilised lisaained, e-ained võib-olla eraldi võttes iga üks on selles ultratöödeldust toidust, seda on vähe. Aga nüüd, kui mõtled see kombinatsioon sellest ja tollest, siis me tegelikult ei tea, meil ei ole teadusuuringuid pikka aega, et milline mõju on nendele inimestele see ultratöödeldud toidus 10 aasta pärast. Mis on need probleemid, millega nad on silmitsi, eks. Et see on nagu minu jaoks selline, tundub õudne, on ju, ja üldse nagu just eile toimunud inspiratsiooniõhtu valguses, mul lihtsalt endal see kõik nii hästi kuidagi meeles, eks ole, et siis on ju veel nagu see toit, mis on just, kui on päris toit, on ju, aga seal on ka terve rida neid nii-öelda kemikaale. Jah, kemikaale sees või seal on terve rida nagu sükseid asju tõesti, et oliiviõli on ka võimalik võltsida. Et võetakse suvaline taimeõli, värvitakse klorofülliga roheliseks ja pannakse mingit oliivirõhnaainet sisse. Et et kuhu me üldse oleme jõudnud ja mis on jälle päris? Mis on päris ja mis ei ole? Ja kõik on mille nimel? Ikkagi rohkem pappi, rohkem odavam tooraine ja rohkem tootaine. Just, et rohkem toota. Et see on minu arust nagu õudne. See on tegelikult õudne, et ma vahest olen mõelnud, et huvitav, mida inimesed 50 aasta pärast söövad. Ma ei tea, seda me näeme varsti, jah. Elanikkonna arv ju kogu aeg kasvab. Ja. Toitu jääb meil puudu. Ehk siis tuleb hakata järjest rohkem mõtlema välja nii-öelda neid kunstlikke variante siis. Sööd lihtsalt pakendatud kapsleid. Just, selleks, et saada energia kätte. Saada kätte, jah. Oled elus. Aga me liigume tegelikult, meil on välismaal ju... Me liigume sinna. Välismaal on ju olemas ju juba need, üks bränd on Huel. Huel. USAst siis toodetakse äkki seda. Ongi nagu toit. See on nagu shakeitav toit. Ta on sul, muidugi ta on väga puhtad, eks ole, ta võib üks näide sellest, mis on nagu mitte kõige hullem valik võib-olla, kiire eluviisiga inimesele, ta on tõesti läbi mõeldud nagu toit on see ära püreestada kuidagi, et aga ta on nagu toit. Toit nagu pulbri kujul toit, sa sööd seda iga päev, nagu lisaks muude asjadele. Et aga me liigume selles suunas võiks. See tundub ka natuke õudne, vähemalt minu jaoks. Tundub, jah.
aga näed, kõik on selle nimel, et oleks mugavam, kiirem kätte saada, odavam toota ja teistpidi siis suurestatakse hindadega, majandus surub, palgad võib-olla väiksed, ettevõtlus ei ole hästi ja siis inimesed valivadki kehvem valikut, sest sa ei saa teha parem valikuid. Ja tsiteerides just eilselt sealt inspiratsiooniõhtult Margetelt oligi see, et ega tegelikult meie klientidena ise tellime seda tootjatelt. Kui me lõpetaksime selle söömise, siis nad ei toodaks seda enam, see on pakkus ja nõudlus, vaat majandus. Just, ja kui tuleb turule mingi selline vähendatud suhkruga ja mingi selline variant, mis on nagu justkui puhtam ja seda paar kuud ei osteta, eks ole, ta kaob ära letidelt. Ma olen ise näinud nii palju toodet, mis on head tooted. Ja kaovad ära, sest keegi ei osta neid. Ja, nii kahju, eks. Täiega kurb lihtsalt. Et me tellime seda. Et ei ole vaja süüdistada tegelikult seda, et hinnad on kallid või et Selver tõstab hinda või Rimi tõstab hinda. Vaadake enda käitumist. Ärge oska siis seda java. Tehke parem valik. Kui võimalik, kui vähegi võimalik. Kui vähegi võimalik ja ma arvan ikkagi, et on võimalik teha paremaid valikuid ka siis, kui sul on nagu tait eelarve. Ikkagi on võimalik. Soovitan sulle, ma ei tea, seda ise vaadanud, aga ma soovitan kuulata, vaadata mingi YouTube'i, vaadake seesama Brian Johnson debateerib 20 skeptikuga, ma ei vaadanud, mis see põhiteema oli, aga sealt ühe korra käis läbi lauast seesama teema, et toit on kallis ja ei saa tüüa tervislikult. Ja siis sa näed nende inimeste väiteid. Sa saad tegelikult aru sellest, et tegelikult need on täiesti irrelevantsed vabandused iseenda käitumismustritele. Ja siis, kuidas see Brian nii intelligentselt ja rahulikult vastab, saades aru nende olukordadest, et olles ise ka vaene olnud, terve elu sündinud, kuldus ikka suus. Et tegelikult saab alati teha neid valikuid, see võib-olla ei ole lihtne alguses, aga tegelikult saab. Ja, lähed tanklasse, sa saad ka teha valiku. Kas kabanoss või rukkipala singi ja munaga? Saad, muidugi. Kõige lihtsam. Ja ongi. Just. Kas meil on, me rääkisime kuldsetest naistest, rääkisime eratrennidest. Kas midagi veel, mida ma praegu ei tule meelde, mida tahtsime puudutada, aga ei puudutanud? Kuldne vorm. Jah, just. Jaa, see on nagu natukene kuldsete naiste edasiarendus. Ja ehk siis kuldne vorm on selline online programm, mis kohe tuleb välja. Ma mõnes mõttes relansseerin, sest mul tegelikult kodulehel on olemas võimalus nii-öelda teha koduseid treeninguid. Aga kuldne vorm on siis nagu natukene selle kuldsete naiste pikendus, ehk sul on võimalus liituda sellega ja oma kodus ükskõik siis, kus sa elad, kus sa pesitsed, eks ole. Sul on võimalus oma kodus siis teha tõhusaid treeninguid ja see fookus on jällegi just see 40+ naiste osas, et millised treeningud on selles vanuses vajalikud, et oleks kindlasti, ütleme, et oleks lihas või üleüldse, kui me räägime treeningust, lihastreening, aeroobne treening ja liikuvus, et mille jaoks vaja on, siis ütleme, aeroobne treening annab sulle selle longevity või selle pika eluja, lihased ja lihastreening, jõutreening sinna juurde kvaliteedi sellele elule ja liikuvus jällegi valuvaba elu. Ehk siis liikuvus on hästi palju seotud sellega ka, et kui pinges su keha on ja kas need liigesed liiguvad nagu vabalt. Ja see info tuleb su samuti kodulehele ülesse? See tuleb kodulehele ülesse, just. Ja seal on lisaks veel retseptid. Aga saate avalikustamise hetkel detsembri lõpuga on see juba olemas? On olemas. Just, siis lingid on kõik ilusti olemas. Ja on olemas. Retseptid tulevad sinna juurde, lühiloengud erinevatel teemadel, nii ütleme hormoonidest, tsüklist, treenimisest, mindsetist. Eks see sama mõtteasi, mida me siin ennem rääkisime, neuroplastikast natukene isegi. Ja kõik sellised nagu elustiili komponendid, mis on jällegi nagu, mis toetavad igati. Et sa tõesti oled nagu rõõmus, rahul olev ja sul on hea olla. Milline, me rääkisime närvisüsteemist ja stressist ja adaptsioonist ja nüüd me rääkisime toitumisest ja paneme 2 kokku siia, et milline toit või millised toidud sinu arvates ja võib-olla teadusele siis tuginevad, aitavad stressiga kõige varem toime tulla? Ja miks? Või kas üldse on niimoodi, et toit tegelikult aitab? No kindlasti kõik asjad koos aitavad, et ei ole nagu ühte nagu suurt võluvitsa, mis kõik mured minema viib. Stressis ainult sööd ja siis on korras. jah, sest stress teistpidi paneb meid rohkem sööma. Ja, sest et seal on see mehhanism taga, et stress kulutab ikkagi meie kehas rohkem energiat
ja me proovime seda energiat jälle teistpidi kompenseerida toiduga. Unega on sama lugu. Magamata öö, vaata, mis sa järgmine päev valid toiduks. Et sa valid tegelikult nagu natukene energiarikkamaid asju lihtsalt sellepärast, et sa tahad nagu lahendada seda unepuudust ja stressiga on samamoodi, et ongi see kortisol vabastab selle glükoosi, eks ole, teistpidi glükoosi tundlikkus rakkudel langeb, insuliin tõuseb, see jälle pärsib keha rasvade kasutamist energiaks, see on nagu nii huvitav ring, mis siis tekib. Et jälle selles nagu suures stressiseisundis me nagu ei põleta väga hästi rasva ka. Et see treening takerdub sinna taha, eks ole, et ei liigu see kaal kuskile, siis oled veel selle üle ise õnnetu, eks ole, miks küll, ma ju pingutan nii palju, tekitad oma peas neid mõtteid juurde, eks ole, ja see kõik on nagu üks siuke suur tohuvapohu, mis on nagu ring, eks. Et sest ringist tuleb nagu selles mõttes nagu lahti murda. Aga stressi puhul kindlasti sa saad toiduga ennast toetada. Et kui see toit on värske, see on antioksüdantide rikas, eks. Antioksüdandid aitavad ka nagu natukene maandada nii-öelda seda oksüdatiivset stressi, mis nii-öelda kõrge kortisooliga samamoodi tõuseb. Sa annad enda kehale rohkem vitamiine, mineraalaineid, eks ole, need on äärmiselt vajalikud selleks, et sa üleüldse su kehas erinevad protsessid toimuvad, et nad ei anna sulle energiat, nagu annavad valgud, rasvad, süsivesikud, aga nad aitavad reaalselt kõikidel kehas nendel keemilistel protsessidel toimuda. Et neid on vaja. Ja see jälle samamoodi, et kui see toit on nagu selline vitamiinide rikas, samamoodi antioksidantide rikas, see toetab sind. Siis näiteks tryptofaan on üks selline aminohape, mis on vajalik selleks, et toota serotoniini. Serotoniin jälle nii-öelda jutumärkides õnnehormoon, eks ole, mis tõstab ka nagu seda heaolutunnet. Et aga selleks, et seda tryptofaani saada, oleks vaja süüa kvaliteetseid valguallikaid, kanaliha näiteks, kodujuustu ja pähkleid ja mingeid asju veel. Et on küll, tegelikult on võimalik toiduga ja ütleme oliiviõli, polüfenoolide rikas, on ju. Samamoodi põletikku alandav, omega-3 rasvhapped, rasvane kala sellel nagu keerulisel perioodil, sest kortisool jällegi tõstab ju ka kehas põletiku taset. Omega-3 see vastu alandab seda, et võib-olla nagu jälgida rohkem, et sul oleks neid omega-3 allikaid ka toidus rohkem sellel perioodil, kui on keeruline. Aga mida meie keha haarab, või mida meie käsi haarab sellel hetkel? No, ramps toitu tegelikult haarab, eks? Aga ta võiks haarata ühe korraliku lõhesteigi ja aurutatud juurviljad ja mingi mõnus salat sinna juurde. See toidaks sind palju paremini. Jah. Et see on nii huvitav, et inglise keel on see huvitav keel. Sõnavara on hästi suur, eks ole, ja sõna on rohkem kui Eestis. Ja kuskilt nägin mingi aeg siin natuke tagasi, et miks me kukume stressi ajal, sellist poolnaljaga öeldud ilmselt, aga et kukume sööma magustoite. Sõna stressed, ta will be in desserts. Ja siis, et äkki seal on mingi link, vaata. Et inimestel on see kuidagi mälus. Ja teine sõna, mis mul tuleb meelde, ei ole toiduga seotud, aga on therapist ja siis need äralahutajad on the rapist. Ehk siis vaimne nii-öelda vägistaja. Mida ta tegelikult ka teeb mõlemata, me lõhume inimesed lahti ja piivarusega kes ta on. Et keel on hästi huvitav asi, kui sellele nagu pöörad tähelepanu mingi teise nurga alt. Aga mõtlen, et võtaks saate lõppu veel sellise küsimuse. Me rääkisime hormoonidest. Mul on küsimus, mis on hormoonisõbralik toitumine tavainimesele? Hormoonisõbralik toitumine? No ma kujutan ette, et hormoonisõbralik toitumine võikski olla see sama, mis mõnes mõttes aitab ka hästi stressi vastu. Ehk siis jällegi, et selleks, et nagu, kuidas ma ütlen, et hormoonid oleks tasakaalus. Meil on vaja jälle mingit komponente selleks, eks ole. Millest hormoone toodetakse, kui me räägime nagu konkreetselt toidust, siis hormoone toodetakse kvaliteetsetest rasvadest ja valkudest. Ehk jällegi, see täisväärtuslik toit, ma arvan, on üldse kõige alus. Kui su toit on täisväärtuslik, kui seal on olemas kõik need vajalikud komponendid ja siin ma võib-olla kordan isegi seda esimese saate mõtet. Igal toitainel on oma kehas kindlad rollid, neid kõiki nagu vaja ja sellepärast ma ka ei poolda väga selliseid ekstreemseid
dieete või mingeid hulle toitumisstiile, mis võib-olla löövad laineid, sest et asjad, mis lühiajaliselt toimivad, võivad olla pikaajaliselt hoopis mingi teise vinnaga. Et sa ikkagi nagu päriselt ei tea. Ja ma arvan, et see hormoonisõbralik toitumine on ka, pigem ongi see, et sul on olemas need kvaliteetsed toitainete allikad nagu päriselt. Ja sa saad aru taldriku peal, mis see on, milles see tehtud on. Et ta ei oleks nagu mingi tükk lihtsalt. Just, ja ma tuletan meelde seda ka, et vaatajad-kuulajad, kes tahavad minna trenni, siis palun, meil jaanuar on kohe hakkamas, võib-olla sa kuulad seda juba uue aasta alguses, võib-olla sul on käes juba veebruar, ma ei tea, millal sa kuulad seda, aga võta kokku ennast. Heas mõttes võta kokku ja kui sind on see mõte kõnetanud minna trenni, siis kirjuta Jaanikale, minne vaata, mida inimene teeb, mida ta pakub, kuidas aidata saab sind. Kui sa tahad osa võtta Kuldsed naise grupist, siis see võimalus on ka sul põhimõtteliselt peaaegu täiesti tasuta. 4 õnnelikule avaneb see täiesti tasuta esimeseks 3 kuuks, kui sa osaled loosimises, nagu me rääkisime, ja samuti on meil siis kuldne vorm, millega saab ka nüüd juba liituda, kui sa lähed koduleheküljele sinutreener.ee. On nii? Jaanika, mis sa lõppu tahad öelda siia? Või kui sa üldse tahad midagi öelda lõpetuseks? Ikka tahan öelda. Ma tegelikult tahan ühe kutse veel teha. Nii. Jaa, sellepärast, et meil oli hästi selline stressiteemaline saade ja mul tegelikult meeldis, nagu, et me saime sellest rääkida. See on väga oluline komponent ja väga oluline osa. Ehk siis, kui sa tunned, et sa tahaksid selle stressi teemaga rohkem tegeleda, siis 6.–8. veebruarini mul on toimumas üks retriit Haapsalus, Framare spaas ja selle retriidi nime on Silent Strength, vaikne jõud. Ja see minipuhkus, õigemini on ta nagu nii-öelda minipuhkus, on just kokku pandud selle fookusega, kuidas sina saad ise ennast aidata pingelisel perioodil. Me räägime seal just nimelt sellest, et millised on need viisid, kuidas ennast nii-öelda lõõgastada, kuidas ennast viia sellest oravratast välja, me teeme sealt trenni. Me räägime ka toitumisest, just siis nii-öelda stressivaatest, uitnärvist räägime ja Mailis Kivistik on minuga koos, tema on siis näojooga õpetaja ja loodusterapeut ja tema räägib sellest, kuidas tegelikult kogu see stress nii-öelda paikneb meie näos ja lõualuudes. See on hästi huvitav, et inimesed, kes krigistavad öösel hambaid ja lõuad on hommikuks kanged, siis see tegelikult on kõik nii-öelda alla surutud emotsioonid ja stress. Ehk siis tema räägib seda poolt ka, kuidas päriselt saad näojoogaga ja erinevate harjutustega seda pinget lõualuus vabastada. See on väga oluline teema, sest inimesed on tõesti sellega hädas ja see, ütleme, unekvaliteeti samamoodi segab ju. Just. Nii et sinna oled oodatud samamoodi ja meil on detsembri lõpuni on soodushind veel 350 €. Et ole kärme, jaanuarist natuke muutub. Väga lahe. Aitäh sulle, et sa viitsisid rääkida ja jagada põnevad teemad. Järgmine kord räägime sellest, kui sa oled läbi häkkinud, kuidas elada 200 aastani. Jaa, mul on tunne. Ma arvan, et see võib olla reaalne. Liigud Brian Johnsoni jälgedes. Jaa. Ei, väga põnev, väga põnev. Minu poolt aitäh ka kuulajatele, vaatajatele, et kuulasite, vaatasite. Minupoolne palve ei olegi muud, kui too üks uus kuulaja, jaga seda episoodi vähemalt ühe inimesega, kellele võiks see väärtust luua ja abiks olla ja ega muud jällegi tegudesse ja kohtume juba järgmisel aastal, uuel aastal, uue hooga. Või kui on uus aasta, siis juba kohtume uut episoodi varsti. Nii et tšau.